Tere õhtust kõigile. Täna on, vaatame järgi, täna on 8. jaanuar 2026 ning Oota. räägime sellest, mis on meil selle aasta plaan. Endiselt on teemaks Mariann on ka siin, endiselt on teemaks Keskkonnaameti vastane kohtulahing. Sellega on ka väikeseid uudiseid, seal natuke meil saadeti kuu peale, aga asi läheb kohe edasi. et seal juhtus niisugune asi, et nad andsid meie avalduse tagasi ja ütlesid, et meie MTÜ ei sobi, ei kõlba nagu selle konkreetse kaasuse esitamiseks. Siis advokaat saatis seal uued kirjad, ühesõnaga mingi vaidlemine käib. Et see on huvitav see, et Keskkonnaamet ise tunnistas, et selge, et davai, siis lähme kohtusse nagu. Jah, Keskkonnaamet on nagu nõus kõigega, et lähme kohtusse, aga kohus andis selle tagasi nagu. Aga noh, meil arved nagu jooksevad juba. Aga selle saab korda, et ma seal advokaatiga rääkisin, ta tegi seal täiendused ja kui muud valikut ei ole, siis võime lihtsalt teha ka mingi looduskaitse MTÜ. Näitas ka teisi sarnaseid MTÜ-sid, kes on sarnastel teemadel kohtus vaielnud ja ongi seal täiesti arusaamatu, et mida see kohtunik siis Ja ta ütles, see praksis. on esmakordne Seal võib lihtsalt olla mingi venitamistaktika nagu. ja ka kohtul on savi ju, mida tema Kust sa nägi. tead, kas on savi? Noh, tegelikult ei tea. Anyways, põnevad ajad. Meil pärast viimast siis seda laivi, mis me tegime kuskil nädal aega tagasi, meil on laekunud kuskil 1300 € vist oli või? Et Ja laekus juurde 1250 €, mis tähendab siis, et kokku on kogunenud 1950 €, aga on vaja siis saada 4200, nii et siis eesmärgist on puudu veel 54%. Mhm. Kellel on võimalik, ootame toetuseid, igasugused toetused on teretulnud, meil on tulnud suurusjärgus 3 € 30 kuni 100 € inimese kohta, üks vist kandis 150 ka. me ise panime 300, aga see pole oluline. et ja kusjuures eelmine kord keegi kirjutas, et võiks Urmas Sõõrumaa käest küsida toetust, et ta elab ka sealkandis, kuhu tahetakse ühte karjääri teha, 300 hektarilist karjääri. Et ma alles ootan talt vastust, et ma saatsin talle kirja ja põhjendasin, mis toimub ja küsisin talt nõu, abi, toetust, ettepanekuid, tuttavaid, kes tahavad selle teemaga kaasa lüüa. Et põhimõtteliselt ma olen nüüd seda teemat, mis puudutab neid karjääre ja üldse seda looduse rüvetamist, mis siin toimub, väga kõvasti nüüd uurinud viimased paar kuud. Ning ma olen nüüd rääkinud mitme nii-öelda aktivisti või MTÜ-ga või niisuguse organisatsiooniga, kes justkui nagu kaitseb, kes nagu päriselt kaitseb või seisab looduse ja tervise ja ütleme inimlikkuse eest. Nad räägivad ühest suust kõik, et kõik riigiorganisatsioonid, mis seal vahel üldse olla saavad, on ta siis Keskkonnaamet või Terviseamet või mingisugune amet oli seal veel, et need on kõik konkreetsed ainult lobiorganisatsioonid ehitusfirmadele, et mitte ükski riiklik organisatsioon, geoloogiateenistus oli see üks nendest. jah, mitte ükski riiklik organisatsioon, kes peaks justkui sihukese asjaga tegelema, reaalselt mitte ükski nende asjadega enam ei tegele. ei no seda on näha ju sealt RMK-st ka, et nad ei tegele nagu nii palju selle metsa kaitsmisega, vaid just selle puidu väärindamisega. Kusjuures minu meelest eelmise aasta alguses RMK siis ütles, et jaa, et me nüüd peaksime hakkama rohkem keskenduma metsade kaitsmisele. Oh, väga hull. see, et kas see ei peaks olema teie see põhiplott üldse algusest peale. Mhm. Aga jaa, eelmises saates siis, mis meil oli eelmisel nädalal, olid meil külas looduskaitseekspert Mati Sepp, MTÜ Meie Nursipalu eestvedaja Marika Niidumaa ja Hagudi külavanem Piret Laur. Kõik siis rääkisid oma kokkupuudetest kas omavalitsuste või teiste riigiametitega ja Mati Sepp ja Marika Niidumaa siis mõlemad rääkisid, kuidas kas omavalitsuse tasandil või siis täitsa lihtsalt tavatöötajate tasandil elatakse kaasa tegelikult kogu sellele looduskaitse projektidele, aga ametlikult nad tihti seda teha ei saa, et samamoodi siis omavalitsused vahel ütlevad, meil on väga hea meel, et te seda teete ja umbes, et tulge kindlasti sinna koosolekule, võtke osa ja võtke sõna, aga meie ise ei saa nagu noh, ametlikult teie poolt olla.
ja Mati Sepp tõi siis välja, kuidas Harvesteri mehed on talle helistanud, et kuule, ole hea, aja see Keskkonnaamet või Keskkonnainspektsioon siia koha peale, et siin on tegelikult linnupesad, et mina ei saa helistada, sest et pärast ülemus saab teada ja laseb mu lahti. et sellised väga huvitavad asjad siis toimuvad igal alal ja Agudi külavanem siis rääkis seda sarnaseid kogemusi, nagu meil on siis olnud enda MTÜ-ga seoses selle Kohila valda plaanitava Künka 4 liivakaevandusega, et lihtsalt surutakse asjad vallas ja Keskkonnaametis läbi, ilma et tegelikult kohalikud inimesed üldse kaasatud saaksid. Kõik see kaasamine on näiline, seda toovad väga paljud teised inimesed ka välja. Kusjuures eile ilmus ERR-is väga huvitav artikkel eile lõunal, kus siis rääkis Cambridge'i ülikooli kliimamuutuste poliitikate uurimisgrupi juht ja Tartu Ülikooli külalisprofessor Annela Angel-Kraavi rääkis looduse hävitamisest looduskaitse sildi all. Hästi pikk artikkel, aga seal on siis välja toodud see, et pidevalt käib see selline näiline kaasamine ja toob siis välja, et tihtipeale need siis ametkonnad arvavad, et kaasamine ongi lihtsalt selline tehtavate tööde tutvustus ja kogukonnale kinnitamine, et kõik on hästi ja jääb hästi ja te lihtsalt peate sellest aru saama. Ja kusjuures need ametid siis tituleerivad kõiki teisiti arvajaid loodusvihkajateks või üldse noh. ja, aga räägi, kes meil täna külalised, kes meil on? Ja nii, täna on siis meil külas kell 18.30 liitub meiega Viru meedia eestvedaja Timo Kalaus, kes ise siis tegeleb fosforiidi kaevandamise teemadega. Ja kui et ta veab ikka podcast'i, tal käes igas külalised, erinevad ja aktivistid. ta veab jah podcast'i ja siis kella 7 ajal me siis näitamegi ühte klippi sealt. ei, me kuulame klippi. Kuulame klippi, kuidas ta räägib siis enda lojaga sellest, just räägib tegelikult Rail Balticust ja kõigest sellega seonduvast, mis siis toetab seda meie Künka 4 kohtu case'i. Ja kell 19.30 liitub meiega Gert Lapimaa, kes on MTÜ Looduse ja Inimese Eest esindaja. Ta on teinud näiteks dokfilmi infraheli tervisemõjudest, selle dokfilmi nimi on tuuleenergia pohmell. Ja tema siis räägib samamoodi, kuidas tema on tuuleparkide asjus suhelnud omavalitsustega ja täpselt sama teema nagu meil selle Keskkonnaameti ja Kohila vallaga. Et lihtsalt eirates loodust, seadusi ja kohalikke inimesi surutakse läbi siis kas tema puhul siis õigus ehitada tuuleparki, mida nemad ka nüüd hakkavad vaidlustama. Meie puhul siis anti õigus firmale teha uus kaevandus, mida ei ole tegelikult vaja. Et vot sellised asjad. ja kogu selle aasta plaan, meil on eesmärk koguda kokku üle Eesti kõik MTÜ-d, Ja aktivistid. MTÜ-d ja aktivistid ja erinevad organisatsioonid, kes võitlevad siis nagu ütleme riigi vastu nende looduse teemadel, sest me näeme, et riik hävitab, ainult hävitab ja laastab. Elukeskkonda jah, et me tahame ühendada kõik need aktivistid ja organisatsioonid ning me peame tegema mingisuguse on ta siis hagi või ma ei tea, mis iganes asi see on, siin ongi nüüd vaja pead kokku panna, sest et ainuüksi Rail Balticaga tahetakse üle Eesti rajada veel mitukümmend karjääri ning seal on variant, et isegi sellest veel ei piisa. see on üks teema, et neil ei ole, esiteks ei ole seda pinnast, et seda üldse ehitada, aga nad võtavad loodust maha, eks ju, metsasid maha ja hakkavad juba kaevandama niimoodi, et nad isegi ei tea, kust nad ülejäänud 99% nagu kogu selle sodi saavad. Sellest vist Endel Oja seal enda klipis ka räägib. seda me kuulame seal kuidas klipis. tegelikult ei ole üldse hilja kogu see asi peatada isegi praegu. sugugi ei ole hilja, et praegu on niimoodi, et enamus on ikkagi veel tegemata, selles suhtes, et väga palju metsa on maha võetud ja vähemasti Kohila vald on täielik pommiauk algusest lõpuni, see on kohutav lihtsalt, mis seal toimub. aga see läheb samas suunas üle Eesti sealt edasi kõik. et esiteks plaanitakse teha mitukümmend karjääri,
aga esiteks sellest ei piisa, et see asi ära ehitada, aga teine nüüd võib-olla mõnes mõttes isegi suurem küsimus on see, et neil ei ole raha, et seda ehitada. hetkel on sealt puudu suurusjärgus kuni 9 miljardit. ainus viis, et see raha üldse tuleks, on tõsta maksusid ja me ei ole sellega nõus sisuliselt. see on meie 2026. aasta võib-olla siis kõige suurem plaan. Mann rüüpas just lumiorava vett, kui sa jagad seda saadet oma Facebooki ajajoonel, kus see nüüd on? pead sa panema enda pluusi ette, et Aa, ta välja jah. näeks. Siis sul võimalus võita terve kass seda vett, nagu ikka. nii, meil on nüüd 15 minutit aega, enne kui Timo liitub meiega, räägime siis uudistest. kõige suurem uudis on nüüd see, et rahu president tegi rahu juurde ja võttis maha selle kohutava diktaatori, kelle pärast Ameerikas on 50 aastat kokaiini tarbitud. Nüüd saab selle asja seal korda nagu, eks ju. no kusjuures ma vaata, kuna see toimus, eks Venezuelas kõik, siis minu vanaonu tütar siis sündis Venezuelas ja elas seal kogu oma lapsepõlve ja ka nooruspõlve ja siis millalgi umbes 15 aastat tagasi kolis oma perega Ameerikasse ja küsisin, et kuidas siis tema seda olukorda näeb kui venezuelalane ja väga suur Venezuela patrioot. ja lisaks sellele seal on veel see huvitav teema, et ta on ka väga suur Trumpi fänn. Sihuke huvitav case, aga tema ikkagi näeb seda positiivselt ja ta ütles, see on sellepärast, et miks ka nemad oma perega ja tema õed samuti oma peredega on kõik Venezuelast ära tulnud. ütleb, et see ongi sellepärast, et seal oli kõik nagu nii halb, sai nii palju korruptsiooni, noh, inimesi koheldi väga halvasti. ta ütleb, et noh, tema lootus ongi see, kuna ta on väga suur Trumpi fänn, siis tema siiralt usub, et nüüd sinna tuleb nagu demokraatia ja kõik elu läheb paremaks. ja ta ütleb, et see, et siis USA saab noh, väga suure osa siis väga suure kontrolli Venezuela naftavarude üle, ütleb, et see on siis see, et noh, siis lihtsalt tulebki seda hinda maksta. no väga hull, sa oled mulle sellest rääkinud. ja ma jätsin selle no üldiselt need konspiratordid note. mõtlevad vist samamoodi, et no Hando, see on väga-väga, see on ju, see ongi nagu nii mitmetahuline ei, teema see tegelikult. tegelikult on väga lihtne, sa kas saad aru või ei saa aru. siin ei ole muud varianti nagu. et me avaldasime ka artikli, mis kirjeldab detailselt, mis on päriselt kogu selle Venezuela asja taga. selle taga on niinimetatud nafta-dollari süsteem, et umbes 50 aastat tagasi Henry Kissingeri juhtimisel liideti dollar ja nafta. see tähendab seda, et tehti nii-öelda petrodollar on selle asja nimi. see tähendab seda, et kui mõni riik tahab müüa või osta naftat, siis ta peab seda tegema dollarites. ja tänu sellele on üldse lääne majandus, ütleme eriti USA majandus, aga siis kõik ülejäänud läänemaailm, mis USA-st sõltub, tänu sellele on üldse USA dollar veel suutnud üldse elus püsida, ütleme siis nii. ning Venezuela tahtis sealt välja astuda ning see on põhjus, miks see tüüp seal maha võeti. sinna pannakse nüüd asemele nukuvalitsus, samamoodi nagu seda tehti Ukrainas, samamoodi nagu seda tehti Liibüas ja põhimõtteliselt Gaddafi tahtis ka sama teha. see oli mingi kolmas vend veel, ma isegi ei mäleta, seal artiklis on kirjas, ühesõnaga kõik, kes tahavad nafta dollarist lahti astuda, need vennad võetakse kõik maha. no minu, noh, ma ei ole mingisugune ekspert, on ju, lihtsalt nii palju, kui ma olen nende riikide kohta lugenud, siis Liibüa ja Venezuela olukord väga erinevad. aga noh, jah, nagu mõned ohkavad, siis peaasi, et sellest kolmandat maailmasõda ei sünniks. täna avaldasime veel ühe artikli just äsja selle kohta, kuidas kogu seda Ameerika võimu kasutamist üldse praeguses postmoraalses maailmas lahti mõtestada. selle on siis lahti mõtestanud üks strateegiateooria professor. ma panen selle lingi jälle siia laivi alla siis, keda huvitab sul lugeda. et minu meelest see oli väga noh, erinevaid tahke avav siis niisugune arutlus, et põnev ja mina näiteks ei teadnud, ta lihtsalt aitab nagu taaskord näha suuremat pilti nagu kõikide erinevate inimeste arvamused, vahet pole, kas sa oled nendega nõus või mitte. mina ei olnud kursis, et umbes 2 kuud tagasi ütles Donald Trump seal Valges Majas
täiesti nagu ametlikult, tal on see mikrofonid seal nina all ja kaamerad ja küsitakse, mis seal nüüd siis toimub, mis su plaan on. ta ütles siuksed sõnad, et ma oleksin uhke, kui me saaksime pommitada Mehhikot ja Kolumbiat pärast Venezuelat. põhimõtteliselt need olid tema konkreetsed sõnad. et see on nüüd rahupresident, kes tahab pommitada ja loomulikult ta on ka nüüd öelnud, et nad võtavad selle Gröönimaa ära ja ta on öelnud, et kui vaja, siis kasutame sõjalist jõudu. Nüüd minu meelest kõige põnevam kogu selle asja juures on see, et meil on nagu müüdud, vähemalt siin meie, ütleme siis nagu maailma osas, meile müüakse, et see Putin on täielik kaabakas, mingi türann ja mis ta vallutaja, kõik need asjad. ja nüüd on nii, et see teine tüüp, see punane mees, oranž mees, eks ju, see, kes pidi olema rahupresident ja kuldajastu ja kõik asjad, tüüp teeb reaalselt täpselt sama asja, mitte mingit vahet nagu. ning on olemas mingi seltskond inimesi, kaasa arvatud sinu see sugulane seal, see Donna, ja siis siin Eestis kõik need EKRE fännid ja värgid ja need Donald Trumpi fännid, kes mõtlevad, et see ongi kõik jube normaalne nagu. et reaalselt see ei ole niimoodi, et see oleks vandenõuteooria, vaid see tüüp ise ütleb välja, et ma tahan neid pommitada. ja siis tüübid ütlevad, jaa, ülikõva nagu, et nii peabki olema. Et see ongi see USA-poolne rahu toomine on ju ikkagi olnud väga verine paljudes riikides. Marika kommenteerib siin, et mul on venezuelakatega tore lugu. Aastal 2020 tutvusin Venezuela paarikesega, kes kiitis mulle rõõmsalt, et Trump on nii tore ja tuleb appi Venezuelale narkoga võitlemisel. Selle jutu peale ma uurisin asja, et mis maavarad neil ka on, mille peale venezuelakad omakorda vaatasid mind põlastava pilguga, öeldes, et mis see asjasse puutub. Ma vastasin, et ega ma pole just kõige targem nendes asjades, aga ma pole kursis sellega, et USA oleks kusagil abis käinud, ilma et laivad taga poleks ning maavara huvidega siduvust poleks. Et samamoodi Ukrainas ju maavarad on ju kõik see Alaska teema, mis on praegu päevakorral. kõik need Alaska maavarad, mis sealt jää alt pidid kõik, või mitte Alaska, vabandust, Gröönimaa, mis jää alt pidid välja tulema ja mis teemal on nii Taani kui ka Gröönimaa peaministrid võtnud sõna, kõik ülejäänud Läänemaa siis juhid on avaldanud poolehoidu siis Taanile ja Gröönimaale ja kui palju siis nüüd USA on uuesti seal hakanud sellel teemal sõna võtma nii senati kui ka valitsuse tasandilt ja rahustatakse, öeldakse, et ei, et ikka see sõjalist sekkumist ei taheta nii väga kommenteerida, tahetakse ikkagi, et nad tahavad hoopis Gröönimaa äkki ära osta. ahah. et jah, no väga huvitav. Põnevad arutelud on selle peale lahti läinud. Väga huvitav kommenteerima on näiteks laulja muusiku Björgi lehel, kus ta siis avaldab poolehoidu Gröönimaale ja ütleb hoopis, et tuleks sealt Taani ikke alt välja murda ja toob välja, kuidas siiamaani võetakse siis Gröönimaa emadelt ära lapsi. mis mõttes võetakse ära? No, et nad ei ole piisavalt, ma ei tea, tsiviliseeritud, et oma laste kasvatamisega hakkama saada ja viiakse siis Taani kasuperedesse. oota, Gröönimaas elavad Eskimod või? või mis see viga on? Inuitid ja teised. Neil ei ole nagu kodusid või mis mõttes võtta lapse, Ei. ma ei saa aru isegi. No see ongi lihtsalt see ongi arusaamatu jah, väga nõme. ma ütlen, nad elavad neil on nagu elekter ja internet ja siuksed asjad olemas ja neil võetakse laps ära. Jah, ahah, ja selle võtab ära kes? Taani lastekaitse. ahah, no see on nüüd juba eraldi jänesurg ju. Ja see on eraldi jänesurg jah. väga rets, ma sellest, noh see. Siin ongi, sa võid Täitsa sõnatuks kõikides võtab. nendes teemades, sa võid minna igas suunas ja kindlasti ongi väga-väga palju inimesi nii Venezuelas kui ka välismaal elavaid siis venezuelalasi, kes ongi mega õnnelikud selle üle, et Trump võttis Maduro maha ja tuli demokraatiat tooma. ja, aga samas seal on, kui sa natuke otsid, on inimesi, kes ütlevad konkreetselt, mis toimus. Jaa, no see ongi, nii palju kui on inimesi, on arvamusi. nojah, ma saan aru, et mõned endiselt käivad valimas ja mõned vaktsineerivad ja siis ütlevad, et rahupresident võib tappa inimesi. aga kui teine seda teeb, siis ei tohi, eks ju, ma saan aru. Aga jaa, et ERR-is on muudki põnevat ilmunud. Näiteks üleeile kirjutati siis sellest, kuidas
Eesti Energia arvates on praegu tuuleparkide arendamise asemel palju soodsam osta pankrotistuvaid tuule- ja päikeseparke. Ehk siis, et kui need tuulepargid on nii vajalikud ja kasumlikud, kui räägitakse, siis miks nad üldse pankrotistuvad? Mhm. Selle peale siis Andero Roos kommenteeris seal Telegrami postituse all, et see on sellepärast, et noh, tema on ju arvab, et tuuleenergia on väga hea. ta ütleb lihtsalt, et kuna riik on nii palju igasuguseid makse peale tulnud, siis ainus, kes tuuleenergia pealt teenib, ongi siis riik, mitte need tuuleparkide arendajad. Ja seda siis tahetakse muuta sellega, et riigipoolsed toetused tuuleparkide arengule suureneksid, mis tähendaks jälle rohkem igasuguseid neid CO2 makse, rohemakse, ma ei tea, kliimaseadust. oota, kas sa muidu sellega oled kursis, et vaata see, aga see automaks oli selleks, et Putin ei tuleks või? Oli vist või? Toomas Ei no Hendrik Ilves ei, ütles, et Toomas Hendrik Ilves nii ütles jah, et jah. maks automaksu, siis Putin ei tule, noh, a la on ju, ma parafraseerin. aga eks nad kogu aeg seda tähendust muudavad ja nüüd nad ju tahavad seda on ju veidikene ümber pöörata või vähemalt kõikidele lapsevanematele anda mingi osa automaksust tagasi. Ahah, nad meie lapsi veel ära ei võta. Tui-tui-tui. Ahah, okei. Äh, meil täna ilmus veel ka uudis, et meil tuleb peagi, eks ju, Telegrami sünnipäev, kus meie peaesineja või siis külaline on David Icke, kes Ja teeb meie oma 13. sünnipäeva tähistame 31. jaanuaril toimuva veebiseminariga, kus siis David Icke liitub meiega online'is pooleteiseks tunniks ja absoluutselt mingit ettekannet ta ei tee, vaid ta ongi meie päralt ja kõik siis saavad talle esitada küsimusi ja tema nendele vastab. Et väga äge võimalus siis kohtuda Davidiga ja ise talle küsimusi esitada. aga see on tänane uudis on tänane see, uudis oli see, et pärast seda, kui siis David on oma küsimustele vastamise lõpetanud, algab vestluspaneel. vestluspaneel ongi siis sama teemaga, mis seminar ise, teadvuse dekodeerimine. ja seda teadvust siis aitavad lahti dekodeerida Ingrid Beek, keda siis ilmselt kõik teavad Hallo kosmosest, meie legendaarne raadiohääl ja koos Ingrid Beegiga dekodeerivad seda teadvust Alar Tamming, kes siis on ettevõtja, psühholoog, raamatute autor, hiljuti on ta välja andnud ulmeromaani Teadvuse sünd, kus ta siis koostöös ai-ga Claude on läbi elanud sellise asja nagu teadvuse sünd, siis kuidas ai saab aru, et ta on teadvus, see on niisugune põnev romaan ja, ja sinna tuleb siis sinna vestluspaneeli veel kaks osalist, nende nimed avaldame lähipäevil. ja ma arvan, et sellest saab üks väga põnev rännak teadvuse erinevatesse kihtidesse, sellesse, milline on inimteadvus, taimede teadvus, tehisintellekt ja kuidas kogu selles teadvuste rägastustes orienteeruda ja teadlikuks ja mõistuse juurde jääda. jah, ning õnneks, mm. -hmm. kuni 10. on müügil sooduspiletid, kes veel ei ole ostnud, siis praegu on hea aeg see ära võtta. Jep. meil kohe varsti liitub meiega Timo Kalaus. enne kui ta tuleb, ma tahtsin veel rääkida ühest asjast. kus sa siin nüüd oledki? Sorry, ma ei leia seda praegu ülesse. mul läks see valesti. okei, pole hullu. Pole hullu. Martin vahepeal siin kommenteerib, et tegelikult on asi väga lihtne. Putin ja Trump Alaskal kohtudes leppisid kokku, et NATO tuleb likvideerida ja nüüd, kui Trump võtab Gröönimaa ära, siis ongi NATO-ga kõik ja Venemaa saab vabalt ja karistamatult rünnata Baltimaasid. vaadake asja suuremalt ja laiemalt. Trump on ärimees ja tema jaoks on see kõik äri. oota, las ma üritan, et Trump ja Putin leppisid kokku, et NATO ära kõrvaldada. jah. ahah, kas see on ametlik info või? mina ütleks, et see, no jah, eks igaüks võib seda tõlgendada, kuidas soovib. jah. selles suhtes, et iga kord, kui keegi räägib, et nemad umbes niimoodi, et kuskil on nagu konflikt nagu kahe selle suure vahel. et nemad omavahel mängivad kokku. Trump on kindlasti ärimees. aga miks te arvate, et Trump ja Putin neid otsuseid teevad? ja, aga ja. okei. nii, me kutsume meiega liituma nüüd Timo. vaatame, kas ühineb ära. tere, Timo. aga okei.
Mhm. Nii, me kutsume, me oma Facebooki kinni panema. Mhm. Vaatame, kas ühineb ära. tere, Timo. aga okei. Mhm. Jaa, tere Nii, õhtust. kutsume, me oma Facebooki kinni panema. Mina pean Vaatame, kas Facebooki kinni ühineb. panema. Jaa, sina jah. Nii, on nüüd mind kuulda Jaa, nüüd Jah. kuuleme. Täpselt, ja täpselt. on mind ka näha. Väga hästi näeme. Pilt on palju parem, kui me testi tegime, et sa oled kaamerat muutnud või? et ma rohkem valgust. Jah. Suur tänu, et kutsusite. Tere õhtust, jah. tere, Timo. Alustame kõigepealt sellest, et räägi natuke lühidalt oma taustast, kes sind ei tea, et kaua sa oled oma nii-öelda podcast'i teinud, mis sind sinna ajas ja kuidas sul sellega läheb? See oli 2023 aasta lõpp, kui ma tegin endanimelise Youtube'i kanali, hakkasin uudiseid lugema, nii et ma võin siis öelda, et ma alustasin Delfi uudistega ettelugemise ja nende kommenteerimisega. Garaažinurgas ma alustasin ja niimoodi saate pealkiri oli Näljamängud. Siis ma alustasin seal ka raamatute lugemist. Esimene raamat, mida ma lugesin, oli siis Tiit Madissoni üks raamat, mille pealkiri näed mulle meelde ei tule aga pole ka oluline, leiate selle Viru Meedia kanalilt ise üles ja mingi hetk tekkis siis idee, et võiks inimeste kõnedele hakata vastama otse-eetris, millest sündis saade Rahva Hääl on Jumala hääl, mida sai teha pea 1,5 aastat. Hetkel ma olen selle kõik pausi peale pannud. Võib-olla ma olen liiga palju kuulnud või kuulanud ja vajan puhkust. Et jah, aga mis selleni viis, eks on see ühiskondlik närv või kuidas seda öeldakse. Et loomuses on see, et asjadel silma peal hoida, kaasa rääkida, kaasa teha nii palju kui võimalik. Siis oli see Covid hullus kohe-kohe, kas oli hakkamas, jah, vahetult peale seda, kui ma kanaliga alustasin, ju algas proksisõda Ukraina pinnal ja sealt ta on siis niimoodi edasi läinud. Ja mis on need teemad, millega sa kõige rohkem siis tegeled, mis sind ennast kõige rohkem huvitavad, jah? No hetkel on nii, et ma olen seotud siis Eesti maadel elavate põlisrahvaste liikumise tegemistega. Ise pean ennast siis, kas pean ennast, ma olen virulane ja ühesõnaga siis põlisrahva teemad viimasel ajal väga palju uurin enda jaoks siis koloniaalajalugu, võib öelda. Ja see on praegu ju hetkel tegelikult väga popp teema. Kahju, et ma saate alguses rääkida ei saanud kaasa selles Venezuela teemas. See, kuidas täna rahvusvahelisse õigusesse suhtutakse. Mul ei ole praegu hetkel siin häid sõnu selle kirjeldamiseks, aga isegi need, kes on meil Eestis põhiseaduse kaitsel, siis võiks endale kuidas öelda, võiks lugeda näiteks põhiseaduse 3. paragrahvi, mis siis ütleb järgmist: riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. Ja nii edasi ja nii edasi. Mul tegelikult läks meelest ära juba küsimus, et tuleta meelde. Jah, et millega tegeled? See on väga okei, et sa selle Venezuelaga teemaks võtsid, et see ju võid anda ju omapoolse kommentaari ka sellele. No, mis ma oskan kommenteerida, ega kui palju meie teame, et me võime võtta ajalugu ka niimoodi, et mul on ühe poole kirjutatud ajalugu, teise poole kirjutatud ajalugu, aga siit vahelt on puudu kolmas osapool, keda me tihtipeale kas ei suuda tuvastada või võime ainult aimata. Nii et see, mis seal hetkel toimub, põhiline, mis on viimaste päevade seda meediapilti jälgides, on see, kuidas suhtutakse rahvusvahelisse õigusesse. Ollakse kuuldud seda mõistet. Ma mõtlen just eelkõige armast Eesti rahvast. Poliitikud teavad väga hästi, milleks on rahvusvaheline õigus, mis sinna alla kuulub. Sinna alla kuuluvad inimõigused, kõikvõimalikud kokkulepped.
kõik see läheb rahvusvahelise õiguse alla, selle peale ei saa lihtsalt niimoodi nii kergekäeliselt sellesse suhtuda, nagu täna suhtutakse. Ja Lennart Meri on ju öelnud, et väikeriikide tuumarelv on rahvusvaheline õigus. Noh, parafraseerides seda ja olles ise põlisrahvaste liikumisega seotud, siis ütleksin, et väikerahvaste tuumarelv on rahvusvaheline õigus. Ja seal Venezuelas on ka kindlasti olemas põlisrahvad, seda Venezuela rahva ajalugu, sellega tasub tutvuda, nii et jah, ega ma ei oskagi siia rohkemat midagi lisada. Aga räägi siis, millised, ütleme siis, grupid, MTÜ-d või aktivistid on sinu podcast'is käinud, millega sa veel tegeled? Ma tean, et sa oled väga hästi kursis nende tuulegeneraatorite teemadel, jah? fosforiidi teemadega. Ei, sorry, jah, fosforiidi teemadel ma mõtlesin. Kui hästi nüüd kursis olen, aga fosforiidi teemadega nii palju, kui pea kinni võtab, eks. Et nii nagu ma ütlesin, ma tegin seda saadet Rahva Hääl on Jumala hääl, seal on põhimõtteliselt teemasid olnud seinast seina aga fosforiidi teema jõudis minuni tegelikult aastal 2024 kevadel, kui siin Virumaal Lammasmäel korraldati siis geoloogiateenistuse poolt üks rahvakoosolek, kus käidi siis sellest rääkimas, millise kullapoti otsas meie virulased eelkõige istume. Ja peale seda me korraldasime Virumaal, siin on üks selline üks koht liiguste, kus on üks toidukoht, ja 3. mail 2024 me korraldasime seal siis ühe rahvakoosoleku, millest võttis osa Peep Vassiljev, kes oli sel ajal Rakvere vallavolikogu esimees. Täna ta seda enam ei ole. Ja Peep Vassiljev on siis kadunud Juhan Aarega kogu selle fosforiidi teema terve Juhan Aare elu ja võitluse jooksul siis nagu kaasa teinud. Nii et võib öelda, Peep Vassiljev on ise ka öelnud, et ta on nagu dinosaurus sellel alal. Seal pidas ta siis kõne, oli ka meil on siin Virumaal laviallikavee villimisega tegeleva ettevõtte juht Tiiu Mölder, kes rääkis meile veest, puhta vee olulisusest ja nii edasi ja nii edasi. Et oli siis selline kõnekoosolek ja sügisel 1. novembril 2024, sama aasta sügisel me korraldasime siis Aru lõunakarjääri veerel hingega inimestele sellise kõnekoosoleku jälle, kus siis Virumaa põlisrahvas väljendas selgeid seisukohti, et ilma eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta meie maal mitte midagi teha ei tohi. Ja seesama printsiip, eelnev vaba ja teadlik nõusolek puudutab ka jälle rahvusvahelist õigust. Seesama põlisrahva, kuidas öelda, põlisrahva õigused ja kõik need on siis käsitletud erinevates rahvusvahelistes dokumentides. See on siis ÜRO põlisrahvaste deklaratsioon, Euroopa Liidu resolutsiooni ja nii edasi ja nii edasi. Ja nii nagu ma ütlesin, põhiseaduse paragrahv 3 ütleb, et see on põhiseaduse lahutamatu osa, kõik need rahvusvahelised lepingud. Ja me oleme teatiseid välja saatnud Virumaa põlisrahvaga, ega nendele reageeritud ei ole, on küsitud, et kui palju teid siis on ja seda kõike on naeruvääristatud, võetud suhteliselt, kuidas öelda, mis see ikka, see üks väike punt seal kuskil ja me ei ole lihtsalt üks suvaline punt, me oleme Virumaa põlisrahvas. See maa kuulub meile. Et üldse, kui me räägime, me ju räägime tegelikult, te siin saate alguses rääkisite sellest Keskkonnaametiga vägikaikaveost ja see dokumentaalfilm teie poolt, mis oli tõesti kiitus teile, see oli hästi tehtud. Et kui me räägime nüüd keskkonnakaitsest, et millisest keskkonnast me siis räägime, kui ma täna vaatan sedasama mis ta nüüd on, Keskkonnaamet, jah? Jah. Et millega tegeldakse, millele kõigele õlg alla pannakse,
ja õigusi antakse, siis mulle tundub, et jutt ei käi loodus- ega elukeskkonnast, vaid käib majanduskeskkonnast hoopis. Et ikka nende kasuks kuidagimoodi ja nii nende asjadega on. Põhjavesi, vesi on elu, elu on vesi. Viru Meedia lehel on olemas ka üks veeteemaline saade, millel on väga vähe vaatamisi. ja, ja vaata, need on teinekord need asjad, mis, ma vaatasin seda teie eelmist saadet, mis te siin vana-aasta sees veel jõudsite teha, vana-aasta lõpus, kus Ando, sina vist püstitasid selle küsimuse, et ega me ise ka täpselt aru ei saa, et miks me sellega kõigega tegeleme. aga see on see loomuses, onju. Noh, me oleme looduse osa, kui me selle kõik ära hävitame, no mis meie lastele siis jääb? Selleks peab tulema, mul on üks leht siin, et asi meeles oleks, siis Eestis käisid eelmine aasta kogitargad või kogi põlisrahvas nii-öelda, kes elab siis Columbias Sierra Nevada de Santa Marta mäestikus. Selleks peavad tulema kogitargad armsa Eesti rahva juurde rääkima, kui oluline on kogu meie ümbritsev loodus. ja selle eest peab siis maksma, ütleme, 2-3 päeva, 500-600 eurot on see pilet. Selleks ei pea olema, ma väga pean sellest põlisrahvast lugu, ma loodan, et ma oma elus jõuan ka nendega kohtuda. tasub uurida nende kohta, on olemas üks koduleht, kust on võimalik siis ka raamatut osta nende asjadest, teadmistest, et selleks peab tulema teisest maailma otsast rääkima siiamaale sellele rahvale, et mõista seda, et see meie elukeskkond, seda tuleb hoida. aga oma inimesi, miks te ei kuula, eks? et noh, ma nüüd natukene jooksin kinni, et aga ja ostetakse pileteid või käivad siin indiaanlased, korraldatakse laagreid, selleks ei pea ju tulema sealt Ameerikast siia, et rääkida seda, et ära urineeri sinna, kus sa sööd. aga vaata, Eestis ongi see teema, et minu meelest Eestis puudub kultuur. mina näiteks ei saa aru, mis Eesti kultuur on. et meil ei ole ühendavat asja, ma saan aru, et üks kord aastas on see laulupidu, eks ju, aga kui see välja jätta, 4 aasta tagant. või neil, mis ma ise ei käi, sest minu jaoks tundub jabur nagu. Sorry, kui ma kedagi solvan, lihtsalt see on minu jaoks nagu jabur, et seal see tantsimine, laulmine, kõik on lahe nagu. jabur on see, et seal esireas istub seesama seltskond, kes põhimõtteliselt poolele sellele külalistele 2 aastat tagasi ütles, et ei kõlba ühiskonda. nüüd nad teevad uue selle festivali, kõik teevad nägu, nagu mitte midagi poleks olnud nagu. kogu see asi on jabur, eks ju. aga kui üldiselt rääkida, kui jätta nagu see laulupidu isegi välja, ma isegi ei saa aru, mis siin üldse ühendab. ainus asi, mis meid ühendab, on see, et me oleme siin sündinud. no eks ikka on neid, vaata, nii ei saa päris öelda, kogukondi on ju väga palju erinevaid. ei, kogukonnad eraldi küll, eks ju. aga tervikuna ja lisaks meil elab ju pool riiki räägib teist keelt ja nendega me ei räägi ka mitte midagi. see on päris kummaline, kui hakkad mõtlema, et vaata, kellelgi nüüd üldiselt, ma pakun 99% inimestel pole probleeme selle teise seltskonnaga, kes siin on nii-öelda venelastega ja nendel venelastel pole probleeme ka eestlastega, aga mitte mingit koostööd ei tehta ning riigi poolt tundub, et pigem üritatakse neid üle omavahel vihale ajada nagu. no asi ongi suuresti riigis, et see, kuidas meil seda, noh, meil. riigiaparaadis on ju. jah, riigiaparaadis, et mina virulasena võin öelda seda, et meie manifestis on kirjas see, et põlisrahvas ei oma riiki ja me oma põlisrahva liikumisega, meil on siis põlisrahvaste koostöökogu, kuhu kuuluvad siis Viljandimaa, Saaremaa, Läänemaa, Virumaa, Järvamaa põlisrahvad ja meie eesmärk on põlisrahvaste konföderatsioon. Okay. Sest noh, küsin siia vahele, kas need põlisrahvas, kes elab, ütleme, teisel pool Eesti otsas, kas see on eraldi põlisrahvas või? mis mõttes, ma päris täpselt ei saa küsimust. eks me tugineme siin siis ajaloole, et aluseks on võetud alusdokumendid. ei, ma mõtlen nagu seda, et see, sa räägid nagu Virumaa põlisrahvused.
rahvas, eks ju. Et kas nagu setu põlisrahvas, nemad peaksid võitlema üksinda enda asjade eest või see peaks olema ühine ja ta kui just palju. rääkis, et nad on ühinenud ju. no selles mõttes, et Vaatas ma üle. räägin, et meil on põlisrahvaste koostöökogu, kuhu hetkel kuulub 6 maad. Kokku on maarahvas.ee on selline leht, kust on võimalik nende asjadega tutvuda, alusdokumentidega ja nii edasi. Et ma loetlen ette need maad, kes siin kirjas on, aga kõik ei ole siis nii-öelda, ei kuulu veel täna põlisrahvaste koostöökokku. Haanimaa, Harjumaa, Järvamaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Setomaa, Tartumaa, Virumaa, Viljandi, Võromaa. Nüüd ma küsin teie käest ja saate kuulajate-vaatajate käest, et kui vana on eestlane või siis ütleme Eesti riik? mina ei tea, Et ma ei ole kes, ajaloos kindel. kes elasid siin enne, kui loodi Eesti Vabariik, et siin elasidki ju tegelikult eelpool loetletud põlisrahvad. Et 200 aastat tagasi, kui Ando ja Timo oleks kokku saanud, siis ma ei tea, kus kohas sa, Ando, elad, sa ei pea aadressi avaldama, aga võib-olla ütleme siis Harjumaal, onju. Siis Tatari tänavat. jah, sina oleks nimetanud oma maa ja oma kihelkonna tatarid, et ja mina oleks sulle öelnud, et mina olen Virumaalt, Rakvere kihelkonnast. See oli see identiteet, mille järgi elati. Aga noh, võib-olla selle põlisrahva teema jätaks kõrvale. Fosforiidi kaevandamiste, puurimiste ja uurimistega on lugu sealmaal, et hetkel me oleme loomas, see on lõppjärgus, sihtasutust Virumaa põlisrahvas ja peale seda siis tuleb hakata uusi teatisi välja saatma ja küsimusi esitama. Peep Vassiljeviga on meil kokkulepe, et katsume ka siin lähiajal midagi üle siis rääkida, võib-olla mingi intervjuu teha ja võib-olla te teate seda, aga see peaks olema nüüd kas mai lõpus. Sirli Sipp-Kulli geoloogiateenistuse juht peaks siis viima need uurimistulemused Eesti Vabariigi valitsuse lauale ja siis hakatakse otsima ilmselt kaevandajat Eesti riigi poolt, kes Virumaal võiks hakata siis maavarasid kaevandama. Et ma ei saa öelda, et põnevaks läheb, vaid pigem ärevaks läheb. Eks siin tuleb mingisuguseid käike hakata tegema ja selles mõttes selline koondumine ja kui me oleme leppinud kokku sellised ühised alused, et koostööd teha, siis Virumaa põlisrahvas kindlasti lööb nendes asjades kaasa, mis puudutab elukeskkonda. Jaa. Kas sa oled ise tegelenud konkreetselt sellega ka, et suhelnud omavalitsusega seoses siis selle kaevandusega? Siin on, ma võtan kohe omal spikri abiks, see oli siis 2024, kui me saatsime välja teatis Virumaa põlisrahva olemasolust Virumaa KOV-idele. Ühesõnaga kõik omavalitsuste juhid said Virumaa põlisrahva seisukohad siis selles samas antud küsimuses. Siis me võitlesime puurimise vastu, aga see puurimine tehti ikkagi ära meie maksuraha eest. Meie ühise maksuraha eest tehti see puurimine ära. Peep Vassiljev on sellest küll ja küll rääkinud, erinevad inimesed veel, kes nendest asjast midagi teavad, siis kui geoloogiateenistus ja Eesti Vabariik täna üritavad jätta muljet, justkui meil oleks mingisugused selline tehnika ja selline võimekus maailmas olemas, ilma et oleks võimalik seda maavara sealt maa seest kätte saada. Ega see ei puuduta ju ainult fosforiiti. Neid maavarasid on teisi, siin on uraan eraldi numbriga, mis pidi olema suhteliselt haruldane, et neid maavarasid on teisigi seal. Et on öeldud siis seda, et me üritame leida kõige puhtama viisi, et
maailma kogemus näitab seda, et igal pool, kus selle fosforiidiga on tegeldud, siis või fosforiidi kaevamisega, noh, asi ei ole hästi lõppenud kohalike inimeste jaoks. Suured veekogud, järved, jõed on mürgitatud, et see on see tagajärg, mis saab olema. Et ühesõnaga me oleme jah, need teatised välja saatnud, tegelikult tegemist oli otsusega, Virumaa põlisrahva seisukohtadega, eks, ja sealt vist 2 vastust äkki tuli, kui mul õigesti meeles on, ja üks vastus oli umbes selline, et nojah, aga palju teid on? Et ja teist ma päris täpselt ei mäleta, see oli vist midagi sellist, et võtame teadmiseks, aga mitte aluseks kindlasti. Ja nii need asjad käivad. Muidugi riik on, võib-olla olete kuulnud ka, et 1. jaanuarist hakkas kehtima mingisugune uus riikliku eriplaneeringu seadus, kus siin olid alles need KOV valimised, demokraatia pidupäev, siis inimesed õitsesid, et me nüüd saime võimule erinevates omavalitsustes, aga selle 1. jaanuarist kehtima hakkava seadusega sisuliselt saab trampida kohalikest veel lihtsamini üle. Et et ei ole. Ja me oleme sellest kirjutanud et valitsus soovib elanikke vähem kaasata ja suurehitisi kiiremini läbi suruda. Jah, just see sama asi. Et nii nende asjadega on, jah. Ja muidugi said need teatised ka ordumeister Alar Karis. Ja neid oli veel, kes neid teatisid siis sai. Ma ei mäleta isegi, kes selle aeg oli peaminister. Meil need peaministrid vahetuvad nii tihedalt, et ei jõua jälgida. Jaa, et ma praegu siit tõmbaks otsad kokku. Ma väga tänan sind, Timo, et sa leidsid aega. Aga võiks võib-olla Timoga koos vaadata korra seda lõiku või? Jaa. Et kui sul on aega. Minul on aega küll. Et ma panen ta screen share'iga käima, ma tahan lasta meie vaatajatele, kuulajatele see lõigukese siis Timo 2 kuud või 6 aega tagasi tehtud podcastist, kus tal käis külas Endel Oja. Ma panen selle lihtsalt käima, minu arust see on kõige retsim tüüp, mida mina olen kuulnud, et keegi räägib Rail Baltica teemadel, et siit ta kohe tuleb meil. Hallo, tere! Tere õhtust, Endel Oja. Minu nimi on Timo Kalaus, helistan siis teile Viru meediast või pigem siis sulle. Me leppisime saateväliselt ka kokku, et me räägime sina vormis. Tere õhtust, Endel Oja! Tere, meeldib kuulda. Ja, minule endale kohati tundub, et see Rail Baltica teema kerkib esile, siis ta jälle vajub ära ja eks ole see seotud siis ka nende teiste teemadega, mis ühiskonnas üleval on need tuulikud, kaevandused ja nii edasi ja nii edasi. Siis, aga Rail Balticust ei ole viimasel ajal nagu mulle endale tundub nii räägitud ja reedel see teema minu jaoks esile kerkis. Sellepärast mina ka küll ringiga, aga sain sinuga ühendust ja nendel teemadel me täna siis ka räägime. Ma esimese hooga endal paluks sinul siis ennast natukene tutvustada, need inimesed, kes sinust midagi ei tea, et kes sa oled, millega sa oled tegelenud ja kuidas siis sina oled jõudnud sellesama Rail Balticu teemadega, kuidas öelda, kuidas sa nende teemadeni oled jõudnud, milleni sa jõudnud oled, et sina selle Rail Balticu vastu ka seisad? Ja, et lühidalt siis endast, et mul esimene eluperiood oli selline akadeemiline, et lõpetasin tolleaegses PPI-s siis majandusteaduskonna tööstuse planeerimise erialal, jäin sinna tööle assistendiks ja edasi arenesin siis seal dotsendi kutseni välja ja minu kandidaaditöö juhendajaks oli
professor Raul Üksvärav. Peale seda, kui loodi Eestis majandusjuhtide instituut 80. aastate alguses, siis töötasin professor dotsendina kuni siis Eesti iseseisvumiseni ja siis haaras mind endasse välismajandus, et hakkasid käima Rootsi ja Soome spetsialistid siin, samuti ka ettevõtted, nii et me aitasime siis oma instituudi baasil, teadmiste baasil siis teha mõningaid ühisettevõtteid nendega, kus ma siis ka osalesin juhatustes ja nõukogudes ja olen ka siis omal ajal 90. aastate alguses olnud määratud majandusministeeriumi poolt näiteks Tallinna lennujaama nõukogu liikmeks, kompiitrivabrik Kalev nõukogu liikmeks, Saku õlletehas nõukogu liikmeks. Et ettevõtluskogemus on olemas ja nüüd viimased 20 aastat olen töötanud erinevates kinnisvarafirmades siis arendusprojektide analüütikuna ja arendusprojektide sellise projekti juhina. Ja praegu tegutsen siis oma firma alt nende samade küsimustega. Aga muidugi siit, nii nagu ma päeval sulle ütlesin, et kindlasti oled sa ka isa ja vanaisa ja see võib olla üks nendest suurtest ja peamistest põhjustest, miks sa nende Rail Balticu teemadega tegeled. Või ma eksin? Jaa, see on tõesti üldine inimlik platvorm, et me ju jätame ikkagi endast maha selle, mille me oleme loonud, või kui Rail Balticust rääkida, siis selle, mille me ära rikkunud. Ja ka teine põhjus on muidugi see, et majandusteadlasena ja ettevõtluse praktikuna ei olnud võimalik lihtsalt sellist käkki pikka aega taluda ja vahetult enne seda, kui siis see koog Rail Balticusse sisse lükati, et siis sõlmiti riikide vaheline kokkulepe 2017 kolme Balti riigi vahel, mille siis ka Eesti ratifitseeris parlamendi tasemel. Enne seda siis paluti minul teha üks ettekanne Riigikogu täiskogule, seal osales ka teisi ettekandjaid, näiteks ARB avalikult Rail Baltic ühendatud siis ARB juhataja Priit Tumal, siis oli seal mitmesuguseid spetsialiste logistika valdkonnas ja mina samuti tegin siis ettekande valmistudes sellest päris põhjalikult nende materjalide põhjal, mida siis oli võimalik saada. Ja kõikide nende ettekannete ühine järeldus oli see, et tegemist on, ütleme niimoodi tagasihoidlikult öeldes, Eestile äärmiselt kahjuliku projektiga, mis eirab analüüse, mis on eelnenud sellele projektile ja tegelikult on tegemist teatud seltskonna ideoloogilise läbisurumisega, millele on siis juurde riputatud lihtsalt majanduslik nii-öelda lipp, nagu oleks seda vaja siis Baltikumile, Eestile, et nagu hakkaksid seal liikuma tohutud kauba ja reisijate vood, millest edaspidi siis natuke täpsemalt räägin. Ja sealt edasi, kui olid juba sellesse teemasse süvenenud siis ja nähes, et rong liigub ikkagi sama tempoga edasi ja kühvendatakse sinna riigieelarve defitsiidi tingimustes mitte kümneid, vaid lausa sadu miljoneid maksumaksja raha. Siis ei olnud võimalik nagu väga vakk olla ja lisaks muidugi minule on väga paljud Eestis tuntud inimesed, mina nende hulka ei kuulu, aga näiteks emeriitprofessor Ene-Margit Tiit või siis ka ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho, kui lööte sisse näiteks Ene-Margit Tiit, Rail Baltic, Toomas Kiho, Rail Baltic, siis te näete väga asjalikke sisukaid artikleid, mis seda analüüsivad ja kõik jõuavad ühele samale järeldusele, et kõige odavam oleks see väärtee lõpetada, ükskõik kui kaugele me ka täna oleme jõudnud. Õnneks me ei ole isegi poole peale jõudnud. Ja kõige odavam on tõesti lõpetada väärotsuste elluviimine. Ja kui ma veel meenutan seda, et juba 2017
Eesti teadlased, logistikud, rahvastikuteadlased, majandusteadlased, väga paljud kultuuritegelased ja ühiskonna arvamusliidrid 2 korda esinesid avaliku kirjaga, see oli 2018 oli 400 kiri, 2020 oli 500 kiri, mis selgitasid selle raudtee kahjulikkust. Ja tulemuseks on nagu Toomas Tiho tabavalt on maininud, et oma ühes artiklis, et tulemuseks nende inimeste siis pöördumiste või tappev vaikus, mitte kellegiga nende inimeste esindajatest valitsuse liikmed ja vastutajad ei kohtunud sisulisi argumente Rail Balticu kaitseks, ei esitanud ja automaadiga nii-öelda läheb kogu see protsess edasi, siiamaani on ta läinud. Nii et tegemist on puhtalt ühe kildkonna poliitilise otsusega, millel puudub Eestile kasulik mõju ja kui me vaatame edasi, siis poliitilise otsuse saab väärata ainult teise poliitilise otsusega. Ja ma usun, et see aeg ei ole enam kauge. Ja no muidugi, kui me räägime sellest kasulikust mõjust, Nii, ma panen ta korra siin üldiselt, Nii. Et see on väga, väga huvitav podcast. Ma soovitan kõigil seda kuulata. Me jätame siia laive alla ka selle lingi, eks on sul see link kohe võtta või? Ma annan sulle. Et ma ennem klippisin sealt podcast'ist sulle selle välja, aga ma annan Mannile kohe selle lõigu, või see kogu selle YouTube'i lingi, et kes tahab kuulata seda, siis see on siin meie tänase laivi all on see link. Jah, et üks väga oluline asi, mis ta seal räägib, on see, et tegelikult kuna sellest projekti kogumaksumusest on kulutatud praegu veel väga vähe, et siis pole hilja ümber mõelda. Ja ta räägib sama, mis me oleme ise ka rääkinud, vaata, et see ei tasu mitte kunagi ära ja et seal neid maavarasid pole nii palju, maavarasid, seda pinnast, neil on vaja tõsta seda. No ma siia vahele, Ando, ütlen, et see pinnas ongi meie maavara. Ka ilusti selles mõttes. Jah, sorry. Et seal ongi, vaata, tema ütleb, kes kuulab selle ära pärast, et ta ütleb, et majanduslikult on mõttekas seda pinnast tuua 50 kilomeetri lähedusest ja tema ütles, et seda ei ole. Seda peaks veel kaugemalt tooma ja küsib, et kas siis me hakkame kuskilt sealt Ida-Virumaalt seda tooma või. Et see ei tasu reaalselt mitte kunagi ära. Ma mõtlen, et äkki sa loed mõned kommentaarid ette vahepeal, sest tegelikult siis, kui Timo rääkis, tuli ka paar kommentaari. Allar kommenteerib, et endal Oja käis ka Objektiivi saates vestlemas Rail Balticu teemal, paneb lingi. Jaanus ütleb, et see pole mingi üllatus, lihtsalt mingi inimeste grupp elab hästi, kommenteeris siis neid. Nii, kohe vaatan. Ja kes on just liitunud, siis meie Telegramis oleme võtnud selle aasta missiooniks põhimõtteliselt Rail Baltica peatada. Et me alustame siis ühest konkreetsest kaevandusest seoses Rail Balticuga, see on Künka 4 liivakarjäär, mida soovitakse rajada Kohila valda, mis on juba 4. karjäär lähima siis 5 kilomeetri raadiuses. Sealjuures nende teiste karjääride maavarad pole veel ammendunud. Eelmises saates lugesime ette kommentaari. Issage. Ning meie plaan, et vaata, et see saaks õnnestuda üldse, et Rail Baltica saaks õnnestuda, et see ehitus, et see ehitus kinni panna, et see plaan saaks õnnestuda. See nõuab seda, et see läheks äärmiselt suure kella külge, inimesed hakkaks sellest rääkima. Vaata, mina ei olnud sellest Endel Ojast varem kuulnud, kuigi ta oli käinud seal Objektiivis ja Timo saates, aga mina olen kuulnud ühes ka avaldanud läbi aastate väga palju artikleid sellel teemal. Et siin ongi see case nagu, et me elame nii suures infomüras, et sa lihtsalt ei kuule seda kõike. Et jah, et eks siis tulles tagasi, selle aasta plaan on ühendada niivõrd palju erinevaid MTÜ-si ja aktiviste üle Eesti, kui üldse võimalik, et kuidagi üheskoos see asi nii-öelda ära lõpetada. Ja siia sisse tulevad ka need tuulegeneraatorite teemad ja fosforiidikaevandused, kõik need teemad, kus on selgelt näha, et siin
ei lähtuta loodusest ega inimeste hüvedest, vaid et siin on see mingi grupp, kes lihtsalt varastab nagu. See on vaja nagu põhimõtteliselt ära lõpetada. et eelmises saates meil osales kirjalikul teel siis ka geoloog, ühiskonnaaktivist ja Tallinna Tehnikakõrgkooli emeriitprofessor Rein Einasto, kes siis on väga palju rääkinud sellest säästva arengu seadusest, mis muuhulgas tähendab seda, et sa ei tohi uusi kaevandusi teha enne, kui teised on ammendunud ja muu selline. Ja tema on ka minu meelest väga paljude just Ida-Virumaa siis fosforiiditeemaliste ja teiste kaevanduste osas sõna võtnud ja ka noh, liitunud siis nende aktsioonidega, mis on nende kaevanduste vastu tehtud. Et neid selliseid tarku inimesi, mitte selliseid tavalisi inimesi nagu meie, neid tarku inimesi, kes on nende teemadega nagu päriselt üdini kursis ja ütlevad, et noh, neid ei tohiks teha, neid on tohutult palju tegelikult Eestis ja noh, hämmastav on lihtsalt vaadata, et kui nemad oma artikleid kirjutavad, siis jah, need saavad mingisugust kõlapinda, aga kordades rohkem saavad kõlapinda kõik need noh, ära ostetud riigiametnikud ja teised, et tõepoolest nende Rail Balticu kaevandustega seoses ju seal Raplamaa sõnumites eelmise aasta septembris siis ilmus artikkel, et jaa, et uusi kaevandusi, see on müüt, et tulevad uued kaevandused seoses Rail Balticuga. Ja siis seal on artikli päises on välja toodud, et see on ostetud artikkel, et see on sisuturundus ja et selle sisuturunduse eest on maksnud siis Keskkonnaamet ja kes seal veel olid, võib-olla ka see geoloogiateenistus. ma alati mõtlen, miks nad ei osta Telegramist mingeid artikleid nagu. nii, aga Timo, sa tahtsid midagi veel lisada? ja ma nii palju ütlen, et seda säästva arengukava Mariann mainis vist oli jah, Ja. ja siit on täna ka läbi käinud ÜRO ja siin saate alguses rääkisite sellest Venezuela teemast ja noh, maailmas on küll ja küll organisatsioone, millest me oleme midagi kuulnud, on nad WHO-d, ÜRO-d, NATO, Euroopa Liidud ja nii edasi ja nii edasi. Et ma lihtsalt tahan öelda nagu seda veel siia mõtlemisaineks kõigile, et ükski organisatsioon ei ole halb, kui sa võtad alusdokumendid lahti, loed neid tekste, siis mitte need organisatsioonid ei ole halvad, vaid need inimesed, kes seal tegutsevad. nii et üks võimalus maailma muuta oleks seal need inimesed välja vahetada. kuidas seda teha, ei tea, elu näitab. aga võib-olla see oleks ka järgmise saate teema. Räägitakse hästi palju rahalisest kahjust, on see seotud siis Rail Balticaga või muude arendustega, aga ikkagi kõige suurem kahju on just sellele samale looduselukeskkonnale. See on kahju, mis ei, noh, raha saad alati juurde trükkida, bossid seda teevad, aga looduskahjud, see võtab kõik aega. Ma tsiteeriks ühte Aafrika meest, aga enne seda ma ütlen, kõik teie, kes te seda saadet kuulate, erinevad kogukonnad erinevatel maadel, ilma eelneva, vaba ja teadliku nõusolekuta, seda tuleb kõva ja selge häälega sellele samale režiimile nimega Eesti Vabariik selgelt välja öelda. Ilma eelneva, vaba ja teadliku nõusolekuta ei tohi meie koduümbrust lõhkuda, rikkuda ja seal midagi teha. Aga mis puudutab nüüd siis seda Aafrika tsitaati, mis ma tahan teile öelda, on üks selline aktivist Aafrikas nagu Maponga Marara, kelle podcasti 3 kuud vana ühte intervjuud ma eile kuulasin, siis ta ütles seal, saatejuht palus tal loetleda 5 liidrit Aafrikas, kes võiks tema arvates viia nii-öelda riiki edasi või et oleks lihtsam jõuda eesmärgini. Ja kui ta oli need 5 nime üles loetlenud, siis ta ütles midagi sellist, et ma teen veel ühe statement'i nii-öelda. Iga Aafrika juht peab alla kirjutama lepingule. Kui sa avalikule ametikohale asud, oled sa meie vara.
punkt. Kui sa ei taha meie varaks saada, siis jää koju. Sa oled meie rahvuslik vara. Ja kui sa sured, matame su nii, nagu me tahame sind matta. Sa kuulud meile, meie ei kuulu sulle. Vau. Aitäh teile. Ilusat õhtu jätku ja Gert Lapimaa on teie järgmine saatekülaline, nagu ma tean. Siitpoolt ka siis tervitused temale ja tervist jõudu temale tema tegemistes. Ja teil samamoodi. Aitäh. Aitäh, Timo. Oli kõva. Aga visake mind siit ise nüüd palun välja, ma ei oska siit välja logida. Kuidas me ta siit välja viskame nüüd? Kuidas tavas need Peete ära saadad? Remove pane sealt. Tšau. Nii. Don't report ja nii halb jah. No nii, tere, Gert. Nii, Gert on meiega siin. Gert Lapimaa, tere. Tervist! Palun tee väike tutvustus, millega sa tegeled, kui kaua sa selle teemaga tegelenud ja mis sind sinna ajas? Tegelen siis tuugenitega. Noh, ütleme selle tuugeni teemadest, seal on kindlasti mitmeid, aga minul on jäänud hinge just see müra puudutav teema. Ja tuugenite on niisugune huvitav omadus. Üldse niisugustel suurtel masinatel on omadus tekitada, eriti pöörlevatel, madalsageduslikku müra. Mind selleni viis niisugune olukord, kus ma olin hästi õnnelik inimene mingi aeg tagasi. Hakkasime oma kodu rajama Põhja-Pärnumaa valda ja Vändra kanti ja tegime sissesõidutee ilusti ära ja kõik projektid ja värgid ja kooskõlastused nii nagu peab ja puurkaevgi sai tehtud sinna. Ja siis naabritega seal sai räägitud ja Gert, et sa ikka tead, et siia tuleb nagu, siia on plaanitud nagu suur tuuletööstus. Ma ütlesin, mis mõttes nagu? Ja no see on pea 300-meetrised tuugenid hakkavad siit pooleteist kilomeetri pealt olema, et noh, teletornid sellised. Ma ütlesin, et no see ei ole päris hea mõte. Ja siis ma hakkasin seda asja nagu ajama ja siis ma jõudsin selleni, et no nende selliste tuugenite ümber elu ei ole ilmselt enam võimalik, sest et kui me räägime Taani tuugenitest, mida meile siin kogu aeg näituseks tuuakse, et oi, aga seal oleks inimesed ju kõik surnud, siis inimesed nagu ei saa aru nagu niisugustest väga tihti niisugustest lihtsatest füüsikareeglitest, et mida suurem on see tuugen, seda madalamat ja sellist võimsamat müra ta nagu endast ka välja nagu annab. Et see müra ongi nagu üks põhilisemaid probleeme, mille eest sul ei ole võimalik sisuliselt varjuda, sa ei saa selle eest peituda. Kui sul on mingisugused mobiiliantennid väljas, sul on võimalik kasutada värve, mingisugused spetsiaalsed kardinaid, sul on võimalik varjestada. Teha nagu Faraday puur endale ümber, eks ole, sa saad vähemalt öösel magada sellest elektromagneetilisest kiirgusest, aga sellest pulseerivast akustilisest mürast, mis on sisuliselt niisugune mehaaniline laine, mis siis pannakse selle tuugeni poolt teele, kui see rootori siis see laba, see tiiviku laba, siis nii-öelda rootori laba käib sellest mastist mööda, siis toimub selline õhumasside kokkusurumine ja selle käigus käib nagu sisuliselt nagu niisugune akustiline pauk, aga see on niisugune ülimadalal sagedusel, see sõltub rootori pöörlemise kiirusest, mida aeglasemalt see labaselt see rootor töötab, seda madalamat sagedust ta teeb. Ja mis sagedustest me üldse räägime, mida see tähendab sagedus? No selline, kui me siin omavahel räägime, siis see on ka kuuldav sagedus, eks ole, ja infraheli on selline sagedus, mida me siis ei kuule. Ja tuugenite see kõige tugevam, see nii-öelda fundamentaalsagedus või see baassagedus, see jääb nendel kaasaegsetel tuugenitel sedasi alla 1 hertsi. See on see koht, kus siis toimub see kõige kõvem pauk ja siis sellele järgneb igavene rida neid harmoonilisi, seal on see harmooniline sisult, ütleme, kui sul on baassagedus, ütleme seal 10 pööret minutis on kuskil 0,5 hertsi, on seal litakas nii-öelda ja sellele siis on herts, on esimene harmooniline, 1,5 hertsi on teine harmooniline, 2 hertsi on juba 3. harmooniline ja nii edasi, see võib lainetada sul veel seal mitmete hertsideni ja siis see nagu, ütleme, mida madalamal sagedusel on, seda tugevam on see nagu see helirõhutase, et siin tuleb nagu aru saada jällegi, millest meil kohalikud eksperdid siin tihti segi ajavad, akustika nagu niisugused põhitõdesid on see, et aetakse segamini helivõimsustase ja helirõhutase. Võetakse nagu ühe pulga otsas. Et ühte saad sa mõõta, teisele sa annad nagu, automootoril on võimsus, ütleme, 200 kilovatti ja seda saad siis mõõta dünapingis näiteks ratastest, on ju. Või siis saad selle võimsuse kätte. Et hobujõudes. Et samamoodi on tuugenite puhul, et tema
ütleme, seda madalsagedust siis tuleb mõõta mingisugusel kaugusel ja siis selle helivõimsustase on siis tema potentsiaalne võime nagu toota siis mingisugusel kaugusel mingit helirõhutaset. No seda siis saab mõõta, eks ole. Ja no täna on meil probleem nagu selles, et kui kõik võib-olla küsivad või mõtlevad, et milles siis nagu see asi ongi just nimelt selles madalsageduslikus müras. Ja tema lainepikkus on niivõrd suur, et kui me räägime näiteks 1 hertsi puhul, siis see on 343 meetrit on see lainepikkus. See, mis ta siis 1 sekundi jooksul, eks ole, läbib siis. Ja kui me läheme veel madalamale, muutub see lainepikkus veel suuremaks, et sisuliselt, kui sa niisugune rusikareegel on, et kui sa tahad mingisuguse sageduse eest ennast kaitsta, oma kodu näiteks mingit müravalli teha, sa pead tegema selle sama jämeda või sama paksu, nagu on see lainepikkus. Mitte keegi ei kujuta ju ette seda, et sa hakkad oma koduseinasid 343 meetri paksuseks tegema. See on siis, kui see on 1 hertsine sagedus, aga kui me räägime sellest kõige tugevamast akustilisest löögist, mida need tänapäevased, need 250-sed ja suuremad need tuugenid teevad, siis see on seal alla hertsi, see on pool hertsi, eks ole, isegi madalamal, sest et nad alati ei tööta 10 pööret minutis, nad teevad ka vahest vaiksemalt. Ehk et ütleme, see sagedusvahemik on seal 0,2 ja 0,5 hertsine nende, see baassagedus, kus toimub siis see kõige tugevam akustiline helilöök. Ma segan korra vahele, et ma saaks õieti aru, siis tähendab, case on selles, et neid tahetakse ehitada inimeste kodudele liiga lähedale, eks? Absoluutselt. Ja probleem on veel selles, et isegi kui me räägime täna nendest võimalikest ohututest kaugustest, siis ka 10 kilomeetrit on liiga lähedal. Kui me võtame näiteks Tootsi tuugenijaama, siis me võtame ka selle, meie MTÜ-ga nüüd sai siin tellitud Rootsi Uppsala ülikoolist, Rootsi professorilt, kes töötab Rootsi Uppsala ülikoolis. Tema siis tegi meile selle modelleeringu, mis siis tugineb nüüd, ütleme siis teaduse viimasele sõnale. Miks see teaduse teema on nagu sees, on sellepärast, et mina isiklikult arvan, et meil on võimalik sellele asjale, nii nagu sina siin, Hando, räägid, me peame peatama seda hullust, ennem kui nagu tükid taga on. Sest ma arvan, et on võimalik praegu veel teadusega sellele asjale kuidagi pidurit panna. Siis ongi võetud ühendus siin Uppsala ülikooliga ja nende poolt siis sai modelleeritud Tootsi jaamale siis see nii-öelda selle SoundSim 360-ga, see on siis selline müra modelleerimise programm, mida nad siis töötasid välja. Siin on käinud, Matson on rääkinud mulle sellest, professor Matson siis on rääkinud seda, 25 aastat on seal materjali nii-öelda selle programmi nagu, et välja töötada seda, ütleme see eriti intensiivne nagu viimased 8 aastat on olnud, et ta arvestab siis kogu seda maapinna topograafiat, atmosfääri tingimusi, öist ja päevast nii-öelda selle atmosfääri erinevus, sest et see müra levik sõltub ka sellest nii-öelda, kas on õhtune aeg või sul päevane aeg. Seal on erinevad kihid, mis siis tekivad, nimetatakse boundary layer ehk et see on see esimene kiht ja see jääb umbes selle tuugeni kõrgusele, kus siis kui laba läbi hakkab käima, hakkab sellised löögid tekkima ja see nagu kandub hästi kaugele. Ja sai tellitud siis see Matsoni meeskonna käest siis selle Tootsi jaoks müra modelleering, et näha, et mis siis nagu selle Tootsi jaama võimekus on. Ja täna see on ka päris hirmutav, selles mõttes, et see raadius on siis, ütleme, ligemale 50 kilomeetrit ja see 50 kilomeetrit ei ole see, et nüüd punkt lõpeb 50 kilomeetri peal, vaid et see levib tegelikult veel edasi sealt, aga lihtsalt, et see arvestuslikult on ta on jäänud, sa pead jätma kuskile selle, sa ei saa nagu päris hullu panna, eks ole, aga need asjad on päris tõsised ja need müratasemed, millest me räägime täna Sopi-Tootsi tuugenijaama puhul, seal on 38 tuugenit, 241,5 meetrised, vähemalt ametlikult, kuigi ehitusregister ütleb, et nad on 250 meetrised, mis on omaette teema, aga sellest me täna ei puuduta. Ehk et see müraheide, mis sellest nagu tuugenist nagu lähtub, on tegelikult väga tõsine ka terviserisk, et olen isiklikult ka saanud tuttavaks siis sealt Tootsi kandist inimestega, Saarde kandist inimestega ja ütleme, need tervisehädad, mis on tekkinud pärast jaama käivitamist, on ikka päris, ütleme niimoodi, et mul oli siin vajadus käia siin traumapunktis, mul laps trennis sai natukene viga ja ma mõtlesin, et kui traumapunktis oled, et see arst, eks ole, peaks olema nagu üsna laia silmaringiga ja teadma nagu aru saama, et kui üks või teine häda on, et millest ta tingitud on.
ja küsisin siis ka tema käest, et noh, niisama mööda minnes, et noh, et on ta kokku puutunud teatud sümptomite asjadega, et noh, mis võiks nagu olla äkki tingitud kuskilt tuulegeneraatoritest või midagi sellist. ütles, et tema ei ole sellest midagi kuulnud, et need sümptomid tema jaoks ei ole kuidagi seotud tuugenitega. noh, loomulikult ma ei saa teha nüüd siin nagu põhjapanevat järeldust, et mitte ükski arst ei saa nagu aru nendest asjadest, aga noh, nii palju, kui ma olen siit ekspertidega suhelnud, siis ega sellist koolitust perearstidele või üldse meditsiinitöötajatele ei ole. noh, nagu täna meil on ilmselt nende osade meditsiiniliste sekkumistega, mille põhjal meile öeldakse, et ühtegi kõrvalmõju ei ole. Et noh, midagi sarnast on, et noh, seda tegelikult on seda väga keeruline tõestada. Ja noh, me jõuame siis nagu selleni, et noh, et okei, et kui see tekitab nii palju madalsageduslikku, nii tõsist nagu ohtu nagu inimeste tervist, noh, et Gert, et aga miks ta siis nagu ei mõõda seda või et noh, kus siis Terviseamet on? noh, Terviseametiga on nagu teistpidi häda, et Saarde vallast 2024. aasta sügisel siis seal oli ligemale 20 inimest, kes siis tegid pöördumise Terviseameti poole, et neil on tekkinud teatud hädad, mida siis nagu varem enne jaama käivitust ei olnud. Ja noh, seal on vererõhu väga järsud sellised kummalised kõikumised, meeletud peavalud, ärevushäired, unetus, no ütleme, magamatus on nagu põhiline, mida nagu inimesed ei saa magada lihtsalt selles keskkonnas. Ja noh, seletamatu selline ärevus, noh, kuna see aga madal... ma küsiks siia vahele, et ma saan nagu laias laastus aru ja selles suhtes ma ei ole nagu üllatunud selles, ma ei kuule seda infot esimest korda, aga mis on lahendus kogu selle asjale? Lahendus on praegu see, et see on see keeruline koht. Tuleb suuta ära tõendada ütleme siis see, kui sa oled selles keskkonnas, et selles keskkonnas hakkab sinul näiteks vererõhk tõusma. Kui see müra selles keskkonnas vaibub, ja siis ka näiteks taastuvad sinu näiteks kliinilised mingisugused sümptomid. Ehk et siin oleks vaja teha selline, miks on see keeruline, siin on vaja teha nii-öelda case study ja neid case study'sid tuleb teha mitmeid. Milles on probleem, miks ta ei saa teha nagu ühe suure tükina? Siia tuleb veel mängu see, et erinevad hooned, milles inimesed elavad, lähevad erinevalt resonantsi nende madalsagedustega. Ja seda ei oska täna mitte keegi täpselt öelda, et kui sa elad näiteks sellises suuruses majas, milline saab olema sinu see keskkond siis, milles su magamistuba on. Me teame seda, et noh, tänaste eksperimentaalmõõtmiste põhjal, mis Saarde kandis toimuvad, me saame öelda, et puidust majad on tuugenimüra suhtes kõige hullemad majad. Need hakkavad nagu kõlakastid helisema ja seal on müra mõõdetult oluliselt kõrgem müratase, helirõhutase, kui on õues samal ajal. Et noh, see on näiteks nagu teadmiseks, noh, inimesed, kui te hakkate rajama kodusid endale tuugenite äärde, mida ma tegelikult nagu noh, enda teadmiste põhjal praegu ei soovitaks, et pigem ootaks või vaataks kusagile mujale, kus ei ole plaanis, ütleme, selline 30-40 kilomeetri raadiuses teha nagu selliseid jaamasid. Siis Nad saavad selle plaani ju iga kell teha selle, sa enam ei teagi, kuhu, see ei ole ju kindel. Ja tegelikult me olemegi täna sellises olukorras, et okei, et noh, et Gert, et kui sa täna sinna oma esivanemate nii-öelda põliskodu kanti nagu ei saa omale kodu rajada, et noh, kuhu sa siis teed selle ja täna ei olegi seda noh, ütleme teadmist või julgust, et noh, et kuhu ma selle siis nüüd rajaksin, eks ole. Ja veel kord, noh, mida nagu veel kord tegema peaks, mis on nagu äärmiselt oluline siin, on see, et väga paljud inimesed, ma tean, ei julge oma häälega tulla ja ütlema, et neil on tekkinud probleem. Mingisugune seletamatu hirm on inimestel, et nad ei julge väljendada seda, ütleme, see, mis nendega on juhtunud, et justkui nad häbenevad seda, justkui nad kardavad mingit häbimärgistamist või mingit, ja see teeb, ütleme, meiesuguste töö nagu natuke keerulisemaks, sest et aga Gert, kus kõik need probleemsed inimesed on? Miks nad siis välja ei tule? No kui inimene läheb arsti juurde, tal on, ütleme, magamatus, ta pea valutab, on ju, aga see arst ei saa aru, et see sellest madalsageduslikust pulseerivast mürast on tekitatud, vaid noh, ta annab talle peavalurohtu ja kui sa magada ei saa, saad unerohtu, eks ole. Aga häda on selles, et selles mürakeskkonnas elamine, see kumuleerub. See ei lähe ära, see on nii, nagu sa lõikad endale, eks ole, haava, sul kasvab haav kinni, sul jääb arm. Ja samamoodi jäävad sellest pulseerivast mürast jäävad armud nii kopsudesse, su veresoontesse, su südametesse, noh, südamesse, et
kui sa näiteks lähed ka sellest keskkonnast eemale ja tuled mingi hetk sellesse tagasi, siis ütleme, see inimene, kes on selles keskkonnas varem olnud, selles madalsageduse pulseerivas müras, temal hakkavad need sümptomid varem ilmnema kui sellel inimesel, kes on tulnud, ütleme, loodusest, puhtast keskkonnast. Et siin tekibki jälle seesama asi, et miks on eriti oluline selliste katsete puhul või selliste, kui tehakse nüüd Tartu Ülikoolgi viib läbi sinna teise etapi uuringut siis nüüd, et nende häirivusega seotud, eks ole, probleeme, et sa pead teadma selle inimese varasemat tausta, et kas ta on varem kokku puutunud sellise müraga või mitte, et noh, sa ei saa teha muidu neid järeldusi. Et noh, et kellel varem hakkas või millest, noh, sest et noh, see on täiesti, noh, see on ülioluline üks nagu taustainformatsioonina, kui teha selliseid uuringuid, et sa pead teadma, mis on selle inimese varasem kogemus. Et noh, aga täna me räägime. ma küsiks siia vahele, et kui palju on Eestis, ütleme siis sinusuguseid, kes veab MTÜ-sid, kes seda teemat ajavad, uurivad, üritavad kuidagi takistada nende juurdeehitamist ja milline see üldine pilt Eestis hetkel on ja kui palju neid tahetakse juurde ehitada, kas oskad öelda? Tänaseks hetkeks meil on, Eesti tänaseks Energia hetkeks, eraste ei tule ühtegi. oot, tuleb küll, täna, see aasta on plaanis teha 2 tükki Aidusse. Vähemalt plaan on selline, tänaseks jookseb meil või vehivad siis 214 tuugenit üle Eesti, kogu võimsusega 711 megavatti ja Aidusse on plaanitud kaks tuugenit nagu lisaks teha. Et see on siis ka nagu ainukene hetkel teadaolevat tuugenit. Eelmine aasta nagu ei tekkinud midagi juurde väidetavalt, aga siin sugulane mul käis tööasjus, pidi Paldiskis käima, seal on see Lõunasadama kant on, seal on igatahes nii kaugel, kus silm kannab, on tuugenilabasid täis. Et ma ei tea, kas see siis nüüd on vahelaona siin kasutatakse seda või mis sellega on, aga ma tean ka seda, et nüüd kevadest siin maikuus või millal plaanitakse Lode tuulejaama, tuuleparki siis või seda kuramuse tuugenijaama sinna Eesti piiri äärde, sinna Mulgi kanti ja nad plaanivad siis sinna Penujale kuskile ladustada neid labasid. Sinna on planeeritud siis 18 265 meetrist tuugenit, kui ma õigesti mäletan. No, ta on sisuliselt, kui kaarti vaadata, see Lode, ta jääb täpselt niimoodi sujuvalt Eestisse. Nii et noh, kogu see kahju, kogu see müra, kõik tuleb Eestisse. Seal on see Mõisaküla jääb juurde, 15 kilomeetrit teemal on kohe Saarde tuugenijaam, eks ole. Ehk et niisugune huvitav kooslus saab seal olema. Et noh, et seal on nagu asi nagu päris karm, et mis me nagu teinud oleme selle nüüd MTÜ-na veel, sai mainitud siin professor Matsonit Uppsala ülikoolis, siis tema käest on nüüd tellitud veel üks müramodelleering, et see Tootsi ei ole nüüd siis nagu ainukeseks lapsukeseks jäänud. Ilmselt tuleb neid modelleeringuid veel teha, et noh, seda nagu teaduslikku osa siis nagu välja tuua. Me oleme tellinud siis Saarde jaoks müramodelleeringu uue, tuginedes siis sellele Rootsi teadusele, selle kõige viimasele. Ja oleme võtnud siis ka modelleeringu sellele, palunud teha siis ka sellele Lodejaamale, see, mis on Lätis. Kuna nad on üksteisele suht koht lähedal seal Saardes, et me saaksime näha siis ka seda reaalset koosmõju. Minu teada Eestis ei ole veel midagi sellist veel tehtud, et siis me saaksime näha reaalselt selliste suurte tööstustuuleturbiinide niisugust akustilist koosmõju, siis mida see supp siis tähendab, milles me siis lõpuks elama hakkame, kuidas kõik see interferents ja kuidas kõik see refraktsioon ja difraktsioon seal toimima hakkab, et see saab olema päris põnev, et sellised. Okei, küsi. Jah. See koosmõjude teema on väga huvitav ka just selle Rail Balticu juures. Samamoodi see Liiva 4 karjäär, mis plaanitakse, öeldi, et see müra saaste on nii väike, et see umbes ei kosta mitte kuskile. Samal ajal nad ei vaata üldse seda akumuleeruvat müra, mis siis tuleb, lisaks kaevandustel on ju ka see Rail Balticu ehitus seal käib, kõik need maanteed, et see kogu müra kõikidest nendest erinevatest objektidest kokku, millega siis need kohalikud elanikud peavad kokku puutuma ja loomad samuti, see on ikka tohutu. Just kui ma mõtlen näiteks meie maakodu seda mürafooni viimase 10 aasta jooksul, siis 10 aastat tagasi me elusime vaikuses. Täna me enam ei ela vaikuses, sest et nii Rail Baltic kui ka siis nüüd see uus planeeritav Künka 4 on lihtsalt lähemal kui 1 kilomeeter. Ja kui me ütleme, et see kõik on meile kuulda, kõik need, kuidas need
masinad seal sõidavad, ma ei tea, tagurdavad midagi, vahepeal on Kolksub, eks ole, mingi siuksed asjad. vahepeal on mingisugused tõhkamised ja siis selle peale on ju Keskkonnaameti esindaja Monika Aunpuu ütleb, et aga teil on lihtsalt liiga head kõrvad ja te peaksite minema kontrolli, sest et meie uuringud näitavad, et tegelikult seda ei tohiks kuulda. Täpselt sama jutt on olnud, kui meil saardes olid mõõtmised. Oi, et inimesed, et noh, meil on ju mõõtmised on ju kõik tehtud ja kõik on hästi, eks ole, et kujutate endale ette, et see on notseebo efekt. Et te teete, näete tuugenit ja jääte haigeks, eks ole, kujutate endale ette, täpselt sama jutt on. Et mis puudutab seda nende kahjude koosmõju nagu hindamise võimetust, see on täpselt sama lugu on nende tuugenitega. Mitte keegi ei oska täna öelda, et need planeeringud tehakse nagu ühekaupa. Võetakse siit, tehakse see kuradi keskkonnastrateegiline hindamine ja arvatakse, et kõik on hästi, on ju. Aga kuidas see saab olema nüüd siis nende 3, 4 või 5 tuugenijaamaga, mis on sellised 10-15 kilomeetrit teineteisest? Sest tänaseks ei ole ametkonnad jätkuvalt veel aru saanud, mis asi on infraheli, et seda üldse tekib. Ma räägin veel huvitava loo on see, et nende ministeeriumitega siin suheldes ja noh, kui käis selle uue määruse number 61 väljatöötamine, siis ma tegin ka enda MTÜ poolsed nagu soovitused või niisugused ettepanekud, mida võiks sinna määrusesse lisada. Et noh, et võiks nagu kindlasti lisada sinna sellise asja nagu, et elektrituulik kui inimtekkeline madal sagedusliku müra allikas. Isegi seda ei ole sellesse nii-öelda määrusesse. Ma ei mäleta selle määruse nime peast, aga see puudutab infraheli ja selle nii-öelda mõõtmist, eks ole. Ja pluss veel on see huvitav, et selles määruses ei ole välja toodud on täiesti, ütleme siis, reguleerimata sagedusala 10 hertsist allapoole. Ehk et see on kogu see osa, mis meie see kaasaegsed tuugenid täna tegutsevad, jäävad kõik alla 10 hertsi tegelikult, see kõige hullem osa. Ja määrusest on see nagu sujuvalt välja jäetud. Ja mis veel nagu kõige huvitavam on see, et selles määruses on ka palutud, on nagu välja kirjutatud, et siis mõõtmisi tuleb siis kuidas öelda, siis nagu järeltöödelda või kuidas see andmete töötlus on, et sellest tuleb kasutada teatud ISO standardit, see on siis 7196, mis siis on nagu G-korrektsioon, mis tähendab seda omakorda, et kui me räägime sellest nii-öelda sageduskorrektsiooni kõverast, siis sisuliselt ta lõikab ära kõik sagedused, ütleme 10 hertsist allapoole väga järsku, kaob ära, nii et hakata mõõtma seal alla hertsist jäävad sagedus, sul on tegelikkusega erinevus kuskil 50-60 detsibelli. Ehk et see on täiesti nagu, jääb kohati selline tunne, et ütleme, kui mina oleksin arendaja, siis mina tahaksin endale vot sellist määrust saada, mille järgi ei oleks võimalik kindlaks teha minu tuugenite nii-öelda müra, eks ole, et ma saaksin rahulikult oma äri ajada. Et see on kohati nagu üsna hullumeelne, mis on nagu veel asi, milles ma olen nagu minu jaoks nagu eelmise aasta nagu tõsine nagu pettumus on see, et inimesed ei saa Terviseametist abi. Et inimesed, kes on näiteks Saarde ja ka Tootsi kandist on teinud oma kaebused, tervisekaebused, siis need on lõppenud sellega, et viiakse läbi mõõtmised. Mõõtmised tellib arendaja, mõõtmiste juures on arendaja, ehk et mõõtmiste eest maksab arendaja, mõõtmiste andmete avaldamise, ütleme siis selle, et kuidas need andmed ikkagi on, et kellele näidatakse, kellele mitte, seda otsustab arendaja. Et ma näiteks toorandmeid ei ole saanud näha nendest mõõtmistest ja asjadest ja me ei tea ka täpselt, millises režiimis mingi tuugen on töötanud, eks ole, et on ta seal vaiksemas režiimis või on ta valjemas režiimis, meile näidatakse lihtsalt numbreid, et vot nüüd aktsepteerige seda ja kõik on korras, ehk et meie mõõtmised on tehtud, järelikult teil ei saa olla probleem tuugenitest, kuna meie ühepäevased või 3-päevased mõõtmised näitavad, et kõik on korras. Ehk et see on jälle selline niivõrd absurdne olukord, et kujutatakse ette, et ühepäevased või 3-päevased mõõtmised annavad täisülevaate spektri meil erinevatel aastaaegadel erinevate ilmastikuoludes toimuvatest siis nagu müra olukordadest. Väga palju sõltub see loomulikult atmosfääri tingimustest, selle müra levik, mida ka professor Matson nagu rõhutab, mida jäetakse arvestamata nendest ka modelleeringutes. Mõõtmised kahjuks tehakse seadmetega, mis sobivad sellise maanteemüra, nad ei ole loodud madalsagedusliku müra, kuidas öelda, hindamiseks, mõõtmiseks. Seal tekivad probleemid, professor Matson siin rääkis, kui tema käis kalibreerimas Rootsi sellest kuramused tuumakatsetuste jälgimisjaamas, kus kasutatakse, iga päev tehakse infraheli mõõtmisi. Tema käis seal kalibreerimas oma neid seadmeid, ta võttis ka kaasa siis nii-öelda need, mida siis kasutatakse üldiselt müra mõõtmisteks.
ja kui sa lähed sealt 5 hertsist hakkad allapoole minema, siis su aparaat hakkab seal juba kuskil 20 detsibelli valetama. Ehk et noh, need ei ole need käes-kantava hoitavad sellised, need ei ole loodud sellise madalsagedusliku müra nagu töötlemiseks või selle nagu, kuidas öelda siis, üleskorjamiseks. Isegi kui sul seal mikrofon võib väga hea mingisugune, mis ta on see, DAS-i mikrofonid või kraasi mikrofonid, mis on, teevad nagu infraheli mikrofonid, sa ei saa isegi noh, ütleme, kui sul ei ole seda aparaati vahel, selle mikrofoni ja siis selle salvestuse vahel aparatuuri, siis no sa ei saa seda informatsiooni sedasi kätte. Ja noh, muidugi, mis nende mõõtmiste puhul nagu tehakse ja mida meile presenteeritakse, sest noh, enamus inimesi ei oska selle koha peal ennast kaitsta ega nagu sõna võtta, on see, et sulle näidatakse pulseeriva müra puhul siis neid andmeid nagu keskmistatult ehk et siis ekvivalentsete helirõhu tasemetel. See tähendab, et sul võetakse mingi ajaühik, sul keskmistatakse tulemus ära, tippe ei näidata neid järske lööke, eks ole, võetakse selline ühtlane tsoon ja probleemi polegi niimoodi. Mis nii viga, eks ole, keskmist võtta ja siis sa ei näitagi nii-öelda, siis öeldakse sulle raportis, et noh, pulseerivat müra me ei tuvastanud, kuigi sa võid kõrvaga kuulda, et tuugen teeb vuh, vuh, vuh ja see ongi see pulseeriv müra, eks ole, seesama spekter on sul seal ka 0,5 hertsi peal selline vuh, vuh, aga oluliselt tugevama sellise nii-öelda SPL-ina siis, helirõhu tasemena. aga kuidas sa näed seda lahendust selles osas, et vaata, et kõik, et nüüd nii-öelda on ta siis, ükskõik kuidas sa nimetada, kas nagu sõdida nende vastu või siis kaitsta loodust ja kodu ja inimeste tervist ja nii edasi, ükskõik kuidas seda nimetada, see nõuab ressurssi, et sellega tegeleda, see nõuab raha, et seal on mingid advokaadid või mis iganes asjad, uuringud, värgid. Et kuidas sa oma tegevust rahastad ja kuidas sa näed, kuidas see asi üldse, kuidas see üldse võiks välja näha, sest et hetkel me oleme niisuguses olukorras, kus kõik, mis on riigipoolne, nad sisuliselt kõik müügiks, jumala pohhu, seal ei ole mitte midagi. Kõik need keskkonnaorganisatsioonid, nagu sa ütlesid, Terviseamet, nad ei tegele enam sellega, millega nad peaks tegelema. Et nüüd ongi sellised meiesugused siin alles. Ja kui sa tahad selle vastu vaielda, siis ütleb, minge kohtusse ja siis sa pead ise leidma selle raha, aga neil on see riigi raha olemas. Neil on lõputu vastutus puudub. Täielikult, jaa. Kuidas sa näed, sest me oleme selles olukorras, mis me teeme põhimõtteliselt on küsimus? Ma ütlen seda, et mis on nagu huvitav, et ma olin, kui me selle professor Matsoni modelleeringut hakkasime nagu jõudma nagu nii kaugelt, et nüüd oleks vaja nagu raha kokku panna, ma mõtlesin, et okei, et kui muud moodi ei saa, ma võtan siis oma maja ehitusfondist, eks ole, et noh, et ma saan selle ära makstud, see on oluline asi, et see peab ära tegema selle. Aga siis tuli õnneks, kuidagi, ma ei oska seda öelda, kuidagi oli üks, tähendab, mul on tekkinud niisugune ümber nagu niisugused toredad inimesed. Ma nimetan neid headeks haldjateks. Enamus nad on naisterahvad, kes on nooremad, kes on vanemad, aga kes saavad aru sellest probleemi tõsidusest. Ja ütleme nii, et läbi nende heade haldjate on tekkinud ka kontaktid siis, kes on olnud nõus näiteks. Meil oli suurem finantseerija või no ütleme rahastaja, kes maksis selle esimese töö nagu kinni. Kuna probleem oli nagu selles või on selles, et talle tahab samamoodi kodu alla nagu tulla see, noh, tal on oht, et ta jääb oma kodust ilma, tal on ka mingisugune 2 kilomeetrit, on siis a la 300 tuugen, eks ole, et ilus kodu, siis peab põhimõtteliselt välja kolima sealt, ta saab aru selle olukorra tõsidusest ja ta oli nõus seda toetama. Ja ta oleks ka olnud nõus nüüd seda Lode ja siis selle Saarde asja toetama, aga ma ütlesin, et noh, et proovime kõigepealt, et noh, et kohalikud elanikud, et noh, et nad saavad aru, et see on probleem, et noh, kohalikud elanikud on tegelikult Saarde asja, me saime kohalike elanike abiga saime rahad kokku, et see töö tellida nüüd Rootsist, see teine töö siis. Ja see läks nagu selles mõttes niivõrd hästi, et professor oli nõus ka selle Lode jaama siis nii-öelda selle hinna sisse ära mahutama, et tal on nagu, et me saime nagu siis põhimõtteliselt 2 tööd nagu ühe hinnaga, et saada nagu seda koosmõju ja näidata siis selle probleemi nagu tõsidust. Et rahastamine tuleb ikkagi läbi inimeste, et kui need inimesed, see kohalik seltskond seal, kes elab selles tsoonis, nad on teadlikud sellest probleemist, siis nad on nõus nii-öelda aitama selle tulemuse, selle olukorra nagu lahendamiseks või mingitki moodi võitlemiseks selle meeletu teerulli vastu. Sest selge on see, et täna keegi vikatite ja hangudega nagu ei hakka neid asju ajama, et täna teeme seda nagu rahumeelselt ja teaduslikult. Sest ütleme nii, et kui me ikkagi kohtusse läheme nende materjalidega, siis Eestis täna ei ole ühtegi eksperti, kes suudaks argumenteeritult vaidlustada Uppsala ülikooli professori Ken Matsoni töö.
ei ole lihtsalt olemas sellist pädevust siin Eestis. Ja ma arvan, et see materjal on suht-koht kuulikindel ja kui me täna võtame selles mõttes, sa küsid, eks ole, Hando, et mismoodi teha, et tänaseks on meile antud siis nii-öelda nende justkui seadusi järgides on jõutud mingisugusele järeldusele, et see on ohutu. Aga nüüd on selgunud uued asjaolud, mis on ka tegelikult seadustest. Ma ei ole juriidikas väga tugev, selleks on õnneks olemas meil abilised, head haldjad, nad teavad, kes on, ma tänan teid ja tervitan teid. Nimesid siin igaks juhuks ei maini kodurahu huvides, et need probleemid, kuidas mul läks nüüd mõttekäik, läks sassi, et ühesõnaga, et kui selle müraga nagu tegeleda, et mismoodi nagu edasi minna, on see teaduslik lähenemine, et kui sul on seadusest tulnud uus asjaolu selgunud ja mis on oluliselt pädevam, oluliselt täpsem, oluliselt argumenteeritum kui tänane on, siis tänaste andmete põhjal, tänase jutumärkides teaduse põhjal, millele siis on tuginetud nende tuugenite rajamisel, kõik need müramodelleeringud, millele on siis antud, eks ole, tempel ja kasutusload, siis need on tänaseks aegunud. Ja nüüd on olemas uus teadmine, mille põhjal me saame väita, mida me saame kindlalt väita, et need tuugenijaamad ei ole ohutud. Me ei saa täna öelda, et nad on ohtlikud. Meil puudub see 100% tõend, aga me saame öelda, et nad ei ole ohutud. Sest et sellised müratasemed, mida on tänaseks professor Matson nii-öelda modelleerinud ja nii-öelda mõõtnud, need ei ole lihtsalt, ütleme, mingi arvuti taga on, eks ole, toksinud sisse ja teinud mingisuguse järelduse, vaid see mudel kui selline baseerub siis reaalsetel mõõtmistel, mis on tehtud Rootsis olevate tuugenijaamadega erinevatel kaugustel, erinevate maastikutingimustes. Nii et selles mõttes ja samal ajal reaalselt on arvutisse ka siis sisestatud selle ilmastikuolud, eks ole, see maastikutingimus, et sul on nagu paralleelselt kogu see info jooksnud, et ta on suutnud siis, ütleme niimoodi, et teeb modelleeringu, kontrollib mõõtmisega üle, ta saab sama tulemuse, erinevus on seal mingi 1,5 detsibelli, kui me räägime helirõhu tasemetest. Et see on see nii-öelda mõõdetav osa, pluss siis see sageduse osa, eks ole. Et see on nagu üsnagi täpne ja oluliselt täpsem kui see, mida meile täna siin keskkonna mingisugust mõjude hindamise ja modelleerimise tegevad OÜ-d on võimelised tegema, nii et ma tahaksin väga näha kohtuid, kes hakkavad ütlema, et teate, et Uppsala ülikooli teadlased ei tea midagi, vaid meil kohalik OÜ siin, eks ole, kes on hakanud siin eksperdiks, et vaat tema teab täpselt, kuidas asjad käivad. Et häda on selles nendel, kes täna meid siin püüavad nagu mustata sellega, on see, et see Rootsi töö, selle professor Matsoni töö peegeldab täna seda olukorda, mida kogevad need inimesed oluliselt kaugemal kui see seadusega ette nähtud 2 kilomeetrit või siis see 3 kilomeetrit, mis siis nagu loetakse selleks piiriks, kus siis müra kaugemale ei jõua. Meil on inimesed täna, kes on 10 kilomeetri kauguselt, ma tean, kellel on probleemid, kellel on 6 kilomeetri kaugusel probleemid ja neid täna Terviseamet ei tunnista, sest et see ei saa olla, et te olete nii kaugel, et sinna müra ei jõua. Tsitaadi lõpp. Põhimõtteliselt tuleks panna kõik need asjad, vähemalt juurdeehitused kindlasti pausile, ennem kui ole uuringuid. Teie panete soovite selle Rail Balticuga teha 0-1, täiesti nõus, 2 käega poolt ja meie oleme eesmärgiks võtnud, et need suured tuugenijaamad tuleb esmajärjekorras peatada, välja selgitada, kui suur on siis see tegelik mõju, vajadusel kutsuda kohale Uppsala ülikooli professor Ken Matson oma meeskonnaga, kes siis viib läbi valideerivad mõõtmised, et kinnitada või siis ümber lükata selle Tootsi ja siis ka tulevikus nüüd siis Saarde ja Lode müramodelleering. Et see oleks nagu minu arust täiesti adekvaatne lähenemine, et aru saada, et kas siis on või siis ei ole. Aga ma kahjuks pean ütlema seda, et see teadustöö, mis siis on ka siis mille professor Matsoni meeskond avaldas teadusajakirjas, eelretsenseeritud teadusajakirjas Applied Acoustics, see avaldati 17. november möödunud aastal, üsna värske kraam, et selle nii-öelda töö siis sellele tuginedes on siis tehtud, eks ole, kogu see modelleering nii Sopi-Tootsis ja saab olema ka tehtud siis Saardes. Ehk et see on teaduslikult tõendatud metoodika, selles ei ole vaidlust praegu, et keegi on kuskil midagi põlve otsast teinud, vaid et see on olemas täiesti akadeemilises maailmas tunnustatud meetod, kuidas müra modelleeritakse ja millistel tasemetel. Tänaseks ajaks Eestis ei suuda mitte keegi infraheli alla 10 hertsi modelleerida.
ja noh, põhjus peitub selles, et need modelleerimistööriistad, millel on siis on WindPro ja SoundPlan, on kaks sellist müra modelleerimise tarkvara, mida täna kasutatakse. Nad tuginevad Nord 2000 baasil sellisel tehtud ka tarkvaral, eks ole, sealt on edasi arendatud need. Ja no nende nagu see probleem seisneb selles, et nad on nagu loodud pigem sellise, neil on selline metoodika nagu ray tracing metoodika, ehk et nad võtavad siis müra punktallikasse, tõmbavad otsejoone, justkui müra leviks, aga seal jäetakse arvestamata see maapinna puhul siis see difraktsioon, ehk et siis madalsageduslikul helil on selline omadus nurga taha painduda ja seal jäetakse täiesti arvestamata see nii-öelda see müratase, mis ütleme, need tänased modelleerimise tööriistad siis ei arvesta seda. Ja see tuli väga hästi välja selle Sopi-Tootsi müramodelleeringust, mis siis tehti 2024. aastal siin oktoobris, et saada kasutusluba selle jaama jaoks. Ja seal oli siis leitud, et kui nüüd Matson pani enda töö kõrvale siin oma modelleeringu samadel alustel, eks ole, võtta see krunt ja need müratundlikud alad, kuhu siis see müra ei tohiks nagu ulatuda nii tugevasti, siis tema selle modelleerimistööriista tulemusel on müratase ületatud 12 kinnistul. Mitte ühel nagu siis see üks OÜ, kes siis nagu seda läbi viis, kelle mõõtmistulemus või selle modelleerimistulemustel siis anti see kasutusluba, vaid oligi, tänaseks on siis olukord see, et tegelikult on see müra ületatud selles 12 kinnistul. Ja ütleme, see nurga taha jõudmise jutt, eks ole, see tuleb väga hästi välja seal, kui see müra oli modelleeritud nendes alades, kus on need, ütleme, see Tootsi asum, eks ole, siis seal oli selgelt näha, et see difraktsiooniga pole, see WindPro ei arvesta. Seal oli modelleerimise, ütleme, see detsibillide erinevus, peaaegu 6 detsibilli oli erinevus siis Matsoni töös ja võrreldes siis selle OÜ, kes siis viis läbi seda nii-öelda Tootsi jaoks, Sopi-Tootsi jaoks seda müra modelleeringut, et see kasutusluba saada. Et kes teab midagi detsibillides, siis 6 detsibilli erinevust, see on sisuliselt, ütleme, 2-kordne helivaljuse erinevus. Et see on väga suur erinevus ja sellised vigasid nagu lubada sisse ei saa, ja ütleme nii, et ma arvan, et meil on see tööpõli veel ees on nagu lai, aga jah, esimene asi oleks vaja need uued arendused kindlasti saada kuidagi pidama ja tuleks ka need sellised suured Tootsi sarnased jaamad nagu tegelikult peatada, kuniks on asi selgunud, et sellega siis niimoodi, ütleme nii, et kui tegeleda selle jaama nii-öelda, ütleme, selle kasutusloa nagu lõpetamisega, et siis see peaks nagu automaatselt ka lõpetama nende uute arenduste käsitlemisest. Ei ole mõtet nagu ju teha neid, kui sul tegelikult sa ei saa seda kasutada, sest et see müratase on tegelikult ikkagi oluliselt suurem. Et see on nagu, ütleme, see on tõsine probleem, mida kahjuks täna jah ei teadvustata ja kuulen siin jälle ja jälle, kuidas ikkagi tahetakse tegema hakata ja eile oli Põhja-Pärnumaa vallas, siis oli üks arendaja oli siis käinud ja pakkunud ikkagi päris suuri summasid, et saaks koolimaja parandada ja saaks seda teha, et lubage ikka meile veel siia teha. Kusjuures tänaseks on nüüd selline lugu, et 30. juuni lõpuga, või tähendab juuni lõpu 30. juunist eelmisest aastast siis ei ole vaja enam, ütleme, lõppes ära see Euroopa määrus, kus oli nõutud nagu siis selle taastuvenergeetika kiirendamine. Et et ei saa nagu öelda, et on nüüd meeletu avalik huvi, et me peame kindlasti nui neljaks, eks ole, olgu või tükid taga nüüd tegema seda arendust ja seda ka eile ei räägitud seal koosolekul, et ikkagi püütakse sedasi siis mingit moodi präänikut anda, et saaks oma need tuugenid nagu püsti panna. Ja mida siis täna oli uudistest lugeda, et siis selle Eesti, mis on siis see energia arengukava või ENMAK-iks nimetatakse seda, see on siis nüüd pea 15 miljardit sai nüüd siis riigi garantiid, et kuni aastani 2035, et ma sinna Äripäeva lehte, mul ei ole see küll lahti sealt nüüd lugeda, ma seda ei saanud, et mida seal siis nüüd täpselt toetama hakatakse. Aga ilmselt läheb see tuugeni ralli ikkagi täispööretel edasi. Ja ma ei tea, võib-olla tuumajaamast on seal ka juttu, aga veel kord, ma ei saa, mul ei ole seda tellimust, ma ei saa seda lugeda sealt, et mis seal siis täpselt kirjutati. Täna just vaatasin, et tegelikult riik otsib endale mingisuguseid tuumaõiguse spetsialiste, et ilmselt on asi sellega ka seotud. Aga kui rääkida siis
kui rääkida sellest, et nendele firmadele siis antakse õigus mingisuguseid uuringuid ja muid asju läbi viia, siis selle Künka 4 kaevanduse osas anti firmale siis õigus suhelda kohalike inimestega ja vald ise ei kontrollinud üle, kas nad tegelikult siis ka kohalikke inimesi teavitasid. Meie kohalike inimestena võime öelda, et ei teavitanud. Ja niimoodi siis petati volikogult see jah-sõna välja. Aga kõik igasugused hindamised ka, et Keskkonnaamet siis ütles eelmise aasta suvel, et nad jätsid Künka 4 liivakarjääri keskkonnaloa keskkonnamõju hindamise siis tegemata ja lihtsalt sellepärast, Kuidas see võimalik on? et nad tegid teoreetilise eelhinnangu ja selle eelhinnangu tulemusel selgus, et kavandatava tegevusega eeldatavalt olulist keskkonnamõju ei kaasne ning tekkida võivad keskkonnahäiringud on leevendatavad. See on kõik oletuslik ju. Jah, ongi, see ongi oletuslik. Eeldatavad, me arvame, me loodame, me usume. Ehk et noh, nagu täna on, eks ole, põhiliselt selle tuugenite ohutus, see kõik baseerub usul. Teadmist täna ei ole ja see on fakt, eks ole. Samamoodi on teie puhul ei ole ju tegelikult. Ja no, ma ei saa aru, et te olete kohtus selle looga, eks ole, praegu ja teil peaks see asi üsna lihtne olema ära lahendada või Seal on kuidas? niimoodi, et see kohus hakkas seal jebima, selles suhtes, et nad andsid meile tagasi selle. Et peame seal mingisuguseid asju muutma. Meie advokaat on täiesti nagu hämmingus, sellepärast et ta on terve elu just keskkonnateemadega tegelenud. Ütleb, et see täielik siuke venitamistaktika, eks loomulikult see läheb sinna, on ju, lihtsalt ongi nagu siuke venitamine käib ja noh. Te kohtunikku ei saa vahetada või? Ma ei tea. Peab uurima, jah. Aga selles suhtes me lähme lõpuni, me teeme ükskõik mida, et see ei läheks, et see asi peatada, sest tegelikult on niimoodi, et seoses Rail Balticaga riigil ei ole isegi raha, et seda valmis ehitada. Ainus viis, et nad seda üldse saaks valmis teha, nad peaks tõstma makse või võtma laenusi, mis tähendaks omakorda ikkagi maksusi meile. Jah, et siin ei ole mitte ühtegi teist valikut. Aga me peame siin otsad lõppu kokku tõmbama, meil tegelikult saateaeg kohe varsti lõpeb. Täname sind, Gert, soovime sulle edu. Kui sa rääkisid nii hästi, ma mõtlen, et sul ei ole enam seda Uppsala teadlast vajagi. Ei, nalja teete, minu taust on, ma võin rääkida, minu taust oli, ma olen töötanud kunagi Rootsi firmas. Kui ma olen Ericssonis töötanud, olen Stone Ridge'is töötanud, olen töötanud veel paaris ettevõttes. Elcotegist hakkasin pihta, et põhimõtteliselt ütleme niisugune rahvusvahelistes ettevõtetes ja niisugune kvaliteedi peal nagu olen olnud ja seal on niisugune minu urgitsev iseloom ongi see, et ma pean minema sügavuti, et saada nagu teada ja ütleme, see varasem töökogemus sellest nendes erinevaid koosolekuid pidada ja erinevatest, ütleme siis riikidest inimestega suhtlemine, see on nagu päris niisuguse huvitava baasi nagu jätnud ja niisuguse jälje, et sellest on nagu praegu ma ütleks, et üsna palju abi, et kuidas suhelda, et kuidas rootslasega suhelda, kuidas temaga ei peaks suhtlema näiteks. Et nad on nagu sellised huvitav, et see kui elu nagu viib sind kokku inimestega, see toimub nagu justkui nagu mingisuguse kuradima kava järgi. Ma ise ei tea, et aga need inimesed nagu tulevad sinu ellu ja mul on öeldud, et Gert, ilmselt sa teed õiget asja. Ma ei tea, võib-olla, aga igatahes see on see tunne, mis ma praegu kogen, et kui seda ei tee, siis meil ei ole varsti kohta, kus Eestis elada, sest et selle müra levik, see madalsageduslik pulseeriv müra, mida meil täna ei tunnista ametkonnad, see saab olema väga tõsine probleem. Ja kui need värgid nüüd kõik edasi peaks sama jõudsalt minema, ma ei tea, mis meil on siin mingi 1000 pluss megavatti on plaanis. Meil täna on toimivat, eks ole, on 711 megavatti, on 214 tuugenit. Ehk et me vähemalt teist nii palju peaks veel tegema siis. Või võib-olla natukene vähem, sest et nüüd on need uued, nüüd on need võimsamad kõik. Aga veel kord, kui sul on rootori suurus, räägime näiteks võrdluseks veel kiiresti, et Taanis, eks kuidas need inimesed seal Taanis elada saavad. Mul on korduvalt peale hüpatud, et Taanis on ju vaata, kui palju tuugeneid. Et inimeste arusaamine, et kui sul on rootori levimõõt nii palju ja kui sul on 2 korda suurem rootor, see ei tähenda, et sul on 2 korda rohkem müra. Ringi pindala on PR ruut, see on ruutsõltuvuses, ta ei ole 2 korda, sul on 4 korda suurem see müra. Et seal tekib selle ruutsõltuvuses kogu see müra ja see saaste, eks ole, millest me räägime. Et ma näen, et ka ametkondadel ja ütleme, et täitsa haritud inimestel ei ole niisuguseid baasteadmisi, see on tegelikult täitsa hirmutav. Et minu käest on küsinud teadlane, et oota, Gert, aga
kui on suurem tuugen, et kas see teeb rohkem müra või? ma ütlesin, jah, teeb küll. Madalsageduslikku müra, mida suurem, seda madalamat ja väga intensiivsemat ta teeb. et noh, see kohati on noh, hirmutav, et noh, meid juhivad inimesed, kes tegelikult ei peaks olema nendel positsioonidel ja nad võtavad vastu otsused, mis mõjutavad meid väga pikalt ja see mõju on väga suure ulatusega. Jah, me peame edasi minema oma asjadega ja tegemistega, et noh, eks ilmselt on kuulda, et noh, mis me siis siin nüüd edasi teeme ja kuidas see tuugeni nagu siin see võitlus nagu edasi läheb, aga praegu ma enda poolt siis vist jah, tõmban ka joone alla, et kui teil küsimusi rohkem ei ole, siis ma arvan, et siin on päris palju juba olnud. ja praegu küsimusi ei ole, aitäh sulle jagamast oma kogemust ja ma tõesti hoian pöidlad pihus, et see teine mõõtmine tuleks nagu võimalikult kiiresti, et te reaalselt saaksite kogu selle materjaliga minna kohtu ette, et ma saan aru, et tegelikult ju see kõik võtab ka aega ja et teie jõuaksite kohtusse enne, kui tuleksid uued tuulikupargid. jah, ma arvan, et see jah, ma ei hakka kuupäevadest igaks juhuks ütlema, võib-olla mõni hakkab siin Uppsalasse helistama ja siin mõjutama siin kedagi, et aga jah, et jah, sellega on nii. aga võib-olla üks asi veel, et Ando, et sa räägid, et kuidagi kokku panna see, mismoodi sa visualiseerid seda koostööd, et me saaksime kuidagi Vaat see ütlema ongi, rusikana nagu olla. see on nüüd see asi, mis on vaja, peaks ilmselt tegema täiesti eraldi koosoleku, et panna see pilt koos kokku. et vaata, siin on see, et mis keha ta peab olema, küsimus ongi, mis keha ta on. Kas ta peab olema erakond, kõik erakond siiani on kõik peldikud tekst alla läinud. ei ole, ta peab olema mingisugune organisatsioon, mis Ühe- toetab. kõik erakonnad, ükskõik mis jutuga nad tulevad, ühel hetkel kõik fail ivad ja kuidagi nad mul on reaalselt siuke tunne, et see süsteem ja see Matrix, see umbes ütleb, et ükskõik kelle te sinna panete, meie kontrollime teda. et jah, et see ongi see nii-öelda $1 000 000 küsimus. ütleme, et noh, mis nagu, mida ma näen nagu enda puhul on nagu probleem on see, et noh, et kuna see müra teema on niivõrd laiaulatuslik, seal on terviseteemad on kaasas, noh, sinna juurde nagu lisatud, mis nagu on nagu minule jäänud kuidagi varasemalt, eks ole, siin Nõmme raadiosaated, mis ma teinud olen, on jäänud nagu külge. Noh, sellest ma täna üldse peaaegu ei rääkinud, aga et noh, et haarata nagu seda kõike, mis puudutab ka seal nende vundamentide rajamist, kogu seda mikroplasti, mis sealt tuleb, et noh, see peaks olema ka nagu mingisugust nagu eraldi nagu meeskonnad, kes nagu lähevad süvitsi ja toovad nagu, sa ei selle, ütleme, kui sa võtad kasvõi ühe teadustöö lahti, kui sa hakkad vaatama neid viiteid, kuhu need läheb, see teadustöö läheb sul lõpuks nii laiaks, et noh, kui sa peaksid erinevate teemadega, sa lihtsalt füüsiliselt ei jõua. Et olekski, ütleme, see peab olema oma ala mingit moodi fanatt, eks ole, kes on nõus seda tegema, sest noh, palka ma selle eest ei saa. see on puhtalt minu enda selline noh, kuidas öelda. ja aga tasuta seda ei saa ka lõpmatuseni teha, inimesed põlevad läbi, ei jaksa muud. jah, selles suhtes vahest tuleb ka jah, lõdvestuda ja sellega noh, õnneks on jällegi noh, ütleme, elu on loonud sellised võimalused, ma saan niimoodi teha, et nii on. aga okei, Gert, aitäh sulle. et ülikõvad sa tulid, sa rääkisid nii hästi, ma usun, et sa jõuad kaugele oma missiooniga ja hoiame sulle pöialt. kõike head. nägemist. aitäh, tšau. nii, loen veel ette vahepeal mõned kommentaarid, mis on siia tulnud. Katriin kirjutas, et ainuke asi, mis minu mõtteid hoiab Eestis elamise juures, on see, et ma saan vabal ajal minna metsa, kuulata loodust, olla vaikuses, imetleda kogu metsa ja loodusilu. Sellele mõeldus jõuan sinnani, et ma ei saa ära minna, sest ma olen osa sellest. Väga ilus, aitäh. Alar kirjutab, minu teada tsunami infraheli ookeanis levib ennem laine kohale jõudmist tuhandete kilomeetrite võrra ette ja paljud loomad tajuvad seda. Kunagi ammu oli poleemika meeskonnata laevadest merel. On üks huvitav fenomen, et 7 hertsi pidavat sagedust tekitama sagedus tekitab teadvuse kaotust. Sellise sageduse mõjul võisid tühjeneda laevad. Mäletan autokoolist hoiatust, kus õhtuse madala päikese virvendus harva metsaga teel võib autojuhil tekitada teadvuse kaotuse. ja, et nagu te kuulsite, tal on mõned inglid on abis, kes aitavad seda asja seal rahastada, et kui meie siin laivis Zoomis on veel ingleid, siis on oodatud rahastama, aitama meie seda kohtukeissi Keskkonnaameti vastu ja muidugi, kui on väga palju ingleid, siis saatke ka sinna
Gerdile midagi teele veel juurde? kõigile. jaa, Et kui me paneme saate järelkuulamise üles, siis me paneme sinna ka kõikide saates osalejate andmed ja võimaluse neid toetada. jah, järgmine nädal ma käin Sõmerus, seal on niisugune tüüp nagu Peep Vassiljev, kes seal tegeleb kohaliku selle fosforiidikaevanduse teemadel, ta oskab rääkida sinna plaanitakse ka teha see tuumaelektrijaam. Et ma ta ütles, et ta ei ole inimene, kes tahab nii väga Zoomides osaleda. Kutsus mind sinna külla, et ma teen sealt salvestuse ja siis viskan selle ülesse, siis vaatame, kus me sellega lähme, et jah, siin kogu seda asja kuulates, siis ma mõtlen, et seda infot on niivõrd palju, eks ju. Ja ma täpselt ei saa ikkagi aru, kuidas see kõik peaks nagu ära lahenema nagu. Tiiu kommenteerib, nii hea, et alustasite omavahel suhtlemist, normaalselt peavadki kokku hoidma. Jaa. Nojah, eks see ongi lihtsalt see, et koos suudame rohkem, nii on. Ja ega siis midagi, tõmbame täna need otsad kokku, kuna tegelikult kogu seda keskkonna ja looduskaitset ja meie ju inimestena oleme see osa sellest, peab hoidma teadvusväljas, sest et see on see teema, mis on tegelikult oluline meie kõigi elukvaliteedi ja tervise jaoks, et me saaksime elada tervelt kaua edukalt siin Eestimaal, siis peamegi hoidma neid teemasid nähtaval, nendega tegelema, seisma oma õiguste eest, sest et nagu me näeme, siis riigiametid meie õiguste eest ei seisa, nad seisavad kaevandus ja tuuliku ja teiste selliste roheorganisatsioonide eest. rohe. Ja täname kõiki vaatajaid, täname kõiki toetajaid www.terveeesti.ee, kes saab, olete teretulnud meid toetama seal. Järgmine nädal peaks tegema tavalise Facebook live'i ka. Jah. Nii, kui rohkem seal kommentaari olnud, siis ma panen kinni selle. Jah. Timo Kõrtkõpp, kui tuled Virumaale, helista. Saame kokku. Ahah, jaa, teeme nii, kokku lepitud. Aitäh kõigile ja Tšau. ilusat õhtut teile. Tšau.